Tere tulemast kõikidele! Eetris on vandenõude analüüs juuli 2026. Kuigi võiks öelda, et see kuu justkui peaks olema hapukurgi hooaeg, siis seda ta teps mitte ei olnud ja sellest annab aimdust ka meie saate teema valik, aga enne seda tavapärane saatekülaliste tutvustamine. Meil on täna ajakirjanik ja tõlkija Tõnu Kalvet siin, Tervist! eestieest.com toimetaja ja ka veebiraadio saatejuht Maarjo Maripuu, tervist. Tervist! Ja loomulikult tehnokraat Andres Saukas. Mõistust ja tarkust. Ja mina olen saatejuht ja eestieest.com portaali peatoimetaja Mihkel Johannes Paimla. Siinses saates me räägime valdavalt välisteemasid, kuna suurem osa meie teemade käsitlusest andis suunise mõttes ette Tõnu Kalvet. Aga enne kui talle nüüd sõna annab esimese teemaga, siis olgu öeldud, et järgmise saate jaoks, mis siin tõenäoliselt septembris aset leiab, mingi aja jooksul on ära toimunud ka nõndanimetatud riigipea määramised, aga sellest me räägime, kui aega jääb üle saate lõpus. Ja esimene teema nüüd puudutab siinset Ida-Euroopa regiooni ja täpsemalt siis meie piirkonna suurimaks julgeoleku tagajaks peaks olema Poola, aga tuleb välja, et elanike enamus pole valmis sõja korral kaitsma oma kodumaadki. Enne seda, kui siia saatesse tulin, siis vaatasin isegi järgi, et viimase aasta jooksul on kaitsetahe Poolas langenud alla 50%. Ja nüüd tekib õigustatud küsimus, kas tõesti valitsus on nii korruptiivne, et inimestel hakkab see üle viskama või mis siis toimub. Ja küsimus tekib veel, et kuidas saaks Poola siis kaitsta Baltimaasid. Saate esimese teema tõstatanud Tõnu saab ka nüüd esimesena sõna. See on huvitav teema ja ma põhjendan ka ära, miks ma selle teema soovitasin tänasesse saatesse, sest Eestile ja teistele Balti riikidel on räägitud, et kui Venemaa peaks meid ründama, siis meie üks suuremaid, tugevamaid kaitsjad ongi Poola. Ja kui sa vaatad paberil, siis tõepoolest Poola sõjavägi on meie piirkonna suurim, tugevaim, seda küll. Aga relvad ei sõdi, ainult inimeste arv ei sõdi. Kõik oleneb sellest, kas inimestel on võitlusvaimu. Ja nüüd selguski, juulikuu jooksul tehti küsitlus, arvamusuuring tehti, või arvamusküsitlus ikkagi, tehti Poolas ja selgus, et elanikest ainult 27% on valmis kaitsma relvaga oma kodumaad vabatahtlikult. No muidugi, kui nad vägivallaga sunnitakse kaitsma, eks nad siis lähevad, aga küsimus on, et vabatahtlikult teeks seda ainult 27%. Ja kes kindlasti ei oleks nõus kaitsma on 58,1%. Ülejäänud olid siis sellised, kellel ei olnud kindlalt oma seisukohta. Ja kui vaatama hakata, siis näiteks Poola praeguste opositsioonierakondade valijad olid rohkem valmis kaitsma, aga ka mitte väga palju rohkem. Valitsuserakondade valijad ei olnud eriti valmis kaitsma. Muidugi oli ka teine küsimus kõnealuses arvamusküsitluses, et kui paljud oleks valmis jääma Poolasse, et ei lahku riigist, kui peaks riiki rünnatama ja siis enamus ikkagi ütleme umbes 70% olenevalt, kas sa oled siis opositsioonierakonna valija või sa oled valitsuserakonna valija, umbes selline suurusjärk otsustas jääda. Aga mis on jälle huvitav, et naised olid rohkem valmis kodumaalt lahkuma sõja korral ja samuti valitsuserakondade valijad olid rohkem valmis lahkuma. Ja naistest oli valmis relvaga kaitsma kodumaad ainult 14%. No meestest oli see arv suhtelisem, ütleme tasavägisem, umbes 42-44 oli, kui ma õigesti mäletan. Üks hetk ma vaatan selle arvu välja, ma tegin sellest uudistekeskuse kodulehele uudise, et inimestel oleks nagu puust ette ja punaseks näha, millised on meie nii-öelda suurima julgeoleku garandi sisemised hoiakud. Ja siin on öeldud, et meestest on valmis riiki vabatahtlikult relvaga kaitsma 42% küsitletutest ning ei ole valmis seda tegema 44%. Jah,
see oligi nagu see põhisõnum, et kui poolakad ise pole valmis oma kodumaad kaitsma, kõigele oma suurele Vene vastasusele vaatamata, kui suur on tõenäosus, et nad tulevad appi meile, kui on juba ette teada, et Venemaa nagu ennast väga tagasi ei hoia, kui ta poolakate vastu sõdib. Tegemist on mitmesaja aasta vanuse vihavaenuga ja seal nagu üksteist eriti ei säästeta. Nii et sel põhjusel saigi nagu valitud see teema, nii et ma kuulaks huviga, mida nüüd ütlevad meie teised saatekülalised. Minult praeguseks selle punkti kohta kõik. Ja, aitäh sulle, Tõnu. Kindlasti me arvestame sellega, et naiste seas on see tahe riiki kaitsta palju väiksem ja kui me vaatame Eesti perspektiivi, siis meil on kaitseressursside ameti juhiks isik, kes räägib juba naiste kohustuslikust sõjaväest. See ei saa kuidagi heaga lõppeda, aga see, et Poola meestest 42% vaid on valmis sõtta minema, 44% on vastu, siis see tähendab, et mingisugune nihe on ühiskonnas toimunud. Aga lähme siit nüüd edasi ja Maarja, ole lahke. Aitäh! No siin mina vaatan seda küsimust geograafiliselt ja strateegiliselt, et nüüd mõelda seda, et Venemaa siis peaks ründama Balti riike ja meil on Suwałki koridor, mida ma kogu aeg igas saates ära mainin, siis kui poolakad peaksid tulema, nad peavad sisuliselt tulema, saate aru, Baltikum on nagu kott ja Suwałki koridor on kotisuu. Kui nüüd see Poola vägi peaks tulema siis sisse, siis nad tõmmatakse kotti ja venelane ennem ei jää seisma, kui see kott on tühjaks tapetud. Ja ega poolakais ju teab, ta ei saada oma mehi surma ja ikkagi kõigepealt on iseenda riigikaitse ja siis vaatame, mis edasi saab. Teine asi on see, et meil on räägitud seda, et ennetavad löögid Venemaale, et võtame Venemaa nagu nii-öelda lööme tagasi nende oma enda riigis, ehk siis me peame siis nagu kõigepealt Venemaale ise kallale minema, et tekitada see nii-öelda geograafiline sügavus. Aga see oleks ju puhas enesetapp, sellepärast et venelaste väeosad on ka ju meie piiride ääres kõik pandud, ega venelased lollid ei ole ja nad arvestavad siukse stsenaariumiga, et võidakse neid ennem rünnata, kui nemad jõuavad rünnata. Ja siinkohal see olekski minu poolt nagu kõik, et mina väidan, et ei tule siia appi mitte keegi. Lihtsalt ei tulda surema lihtsalt siia. Ja aitäh. Ja aitäh, Maarja. Kahtlemata see, et meil siin need sõjapistrikud valitsustasandil tegutsevad, nad tegutsevad suuresti selle samuse brittide mahitusel, kes kureerib seda sõjalist gruppi, mis on NATO-st justkui eraldiseisev, aga eks sellel kõigel on kindlasti tagajärjed olemas. Ja nüüd siis teema võtab kokku Andres. Lähme kohe kaugemale Platoni juurde ja küsime, miks poolakad peavad meid aitama. Ja teine küsimus, kas see aitamine on neile kasulik? On kaks lihtsat küsimust ja selle põhjenduseks oli Nõuka Kroonus, roodukomandör, venelane, kapten küsis ka minu käest, mis sa arvad, meil on nii palju rahvuseline sõjavägi Nõukogude Liidus, siin on usbekid, kasahhid, mongolid ja kõik koos, sina oled ainukene eestlane, et mis sa arvad, kui NATO või võõrvägi tuleb suurele Venemaale ükskõik kus kohas kallale terve suure riigi piiri pealt, kas suudame neile vastu hakata sellise äraga? Ja ma küsisin tema käest, kas pean vastama nii, nagu peab või nii, nagu ma mõtlen. Ta ütles nii, nagu peab, ma tean, aga mis sa mõtled või see, mida sa mõtled ise, siis ma lihtsalt ütlesin, mitte keegi ei tule sulle appi. Ja kõige lihtsam variant on ka vaadake, kui on ühismajas või kusagil toimub mingi pidu, suur lärm, kui paljud inimesed julgevad üldse minna teist peret segama
ja kas üldse huvi on. Ja kuna meie oleme teine riik või teine rahvus või teine aktsiaselts või osaühing, ei tule siin peale meie enda mitte keegi appi. See on minu poolt kõik. Ja suur tänu sulle, Andres, ja anname repliigi korras veel sõna Tõnule. Mulle väga meeldis, et Andres tõi sellise näite Nõukogude sõjaväest, sest Nõukogude sõjavägi oli tõeline rahvaste paabel, eri hoiakutega rahvaste esindaja. Aga miks see seostub hästi selle Poola uudisega, sest vaadake, viimastel aastatel eriti on ju korduvalt rõhutatud vajadust luua Euroopa Liidu oma sõjavägi. Aga mõelge, milline see tuleb, mis on selle ühine keel, kui erinevad on need inimesed, kes sinna kuuluvad. Ja on minu hinnangul väga tõenäoline, et korduks sama stsenaarium, nagu Andres ütles tookord Nõukogude sõjaväes oma ülemusele. Et kui läheb madinaks, siis igaüks läheb oma koju. Ja selle repliigi käin välja lihtsalt selleks, et inimesed jääks mõtlema, üks asi on see sõjakisa, sõjapropaganda, teine asi on hoopis tegelik elu. See oligi minu repliik. Jah, aitäh Tõnu. Ja loomulikult siin see on hea osundus just praeguse seadusandluse plaanimise juures, mida siin tahetakse, et võõrriikide väed saaksid kaitseorganitesse teenida. Et see viitab väga ohtlikule arengule nii meile kui ka teistele. Aga selle teemaga siis oleme ühel pool ja lähme nüüd edasi teise teemaga, mille palus, et me räägiksime siin saates Tõnu. Aga enne seda räägime sellest teemast natuke tausta mõttes. Eelmisel kuul vahetult enne seda, mil USA senaator, senati liige Lindsey Graham läks nii-öelda teisi ilma, käis ta Ukrainas relvatehases ja hämmastav, mida siin ilmselt mõned netijälgijad vaatasid, et kui ta oli surnud ja oli matused, siis tema kirstu hoiti kinnisena. Ja nüüd siit lähmegi teema juurde, et kas USA senaatori Lindsey Grahami koristasid ära siis need omad, et ei tuleks välja Ukraina ettekäändel toimunud tohutu raha varastamine, et me räägime siin miljarditest või isegi triljonitest dollaritest. See on väga mastaapne ulatus, aga nüüd sõna Tõnul. Kui mäletate, siis nii Eesti kui ka mujal peavoolu ajakirjanduses pärast Lindsey Grahami surma süüdistati Venemaad, arvati, et Venemaa olevat justkui ära mürgitanud mingi aeglaselt toimiva mürgiga, mis ütleme mõjus alles siis, kui Graham oli jõudnud Ukrainast koju. Aga mina kuulasin ka kainemaid hinnanguid sellele ja näiteks nii Venemaa analüütikud kui ka Iisraeli analüütikud ja veel mõned pakkusid välja sellise seletuse, et asjad aga võis olla koguni praeguse USA valitsus ise. Sest Lindsey Graham, ta oli väga tuntud, väga teenekas senaator, väga mõjukas ja mis on huvitav, et tal oli liitlasi ka demokraatliku partei poliitikute hulgas, eriti nende hulgas, kes nagu Lindsey Graham olid samuti USA sõjatööstuskompleksi käepikendused ja kes teenisid väga korralikult selle eest, et nad hajasid välja nagu tellimusi USA relvatootjatele. Ja siis käidigi välja selline seletus, et kuna Ukraina sõda läheneb lõpule ja Lindsey Graham on olnud väga tihedalt seotud nii selle Ukrainas käiva madinaga kui ka varasemate selliste, võib otse öelda, et maksuraha kantimisega relvatootjate taskutesse, siis kardeti, et ta hakkab lobisema ja sellepärast koristati ära. Otsest kinnitust sellele ei ole, aga kuna meie tänase saate pealkiri ongi vandenõude analüüs, siis meil on täielik õigus seda võimalust kaaluda. Ja nagu mäletatavasti ütles Sherlock Holmes, tuntud meisterdetektiiv, et kui välistada kõik, mis on võimatu, siis see, mis alles jääb, ongi tõde. Ükskõik kui tavatuna see ka tunduks. Ja praegu tundub päris tõenäoline, et segav tegelane koristati lihtsalt ära. Ja ta oli ka selles mõttes segav, et tema suguline sättumus ei olnud just nagu kõige loomulikum. Ta käitus päris naiselikult nende sõnul, kes teda lähemalt tundsid. Ja ütleme niimoodi, et kui võõrsõna kasutada, siis tegemist võiks olla perverdiga või eesti keeles seksuaalhälvikuga. Ja nüüd mul meenub
teda kritiseeris väga karmilt üks USA-s elav Ukrainast pärit vene emakeelega naispolitoloog, kes on sealsetes poliitringkondades väga nagu tuttav, ta tunneb sealseid inimesi, tuntis isiklikult ka Grahamit ja ta ütles, et tegemist oli kõike muud kui meeldiva inimesega. Nii et selline see olukord on. Ma arvan, et see asi tuleb välja palju varem, kui arvatakse, sest elame sellisel ajal, kus paljud salastatud teemad tuuakse päevavalgele. Ja võib-olla mitte selleks, et head teha, vaid lihtsalt selleks, et juhtida avalikkuse tähelepanu kõrvale veelgi süngematelt asjadelt. Ma arvan, et sellest praeguseks piisab. Ja, tänan Tõnu. Eks siin tuleb tõepoolest sellele rõhku panna, et meil praegu nagu need asjad, millest tegelikult rääkida ei taheta, muulgas digitaalne raha juba, mis järgmine aasta paljudes riikides kanda kinnitab, see on üks nendest teemadest. Ja mis seda Graham puudutab, siis see ütleme hüpotees, et ta käitus naiselikult, see teatud mõttes viitab sellele, et vaktsiinid või ma ei tea, mis iganes asjad olid tema käitumist muutnud ja ta oli ka üsna eakas ja vastab tõele, et tal oli väga palju sidemeid demokraatidega. Aga siit kohalt lähme edasi ja Maarja. Aitäh. No ütleme nii, et Grahami surm päästis ära üldiselt suuremast sõjast, sest ta oli ikkagi täiesti hullumeelne ja siin oli ju juttu sellest ka, vähemalt minu meelest uudistes jooksis läbi, et ta juba unistas, et ka tuumasõjast, et minu meelest tõi Jaapani näiteid vist veel, et no hullumeelne tüüp, täiesti hullumeelne tüüp ja rahu tema põrmule, aitäh. Ja aitäh, Maarju. Jah, öeldakse, et üldiselt surnutest halba ei räägita, aga tema puhul ikkagi me räägime, et ta ei olnud just kõige südamlikum inimene ja teiselt poolt me räägime siin just ka sellest, et eelmise aasta veebruari lõpus, kui oli teatavasti Zelenski ja Trumpi kohtumine seal Valges Majas, siis Zelenski käitumisest ärritunud Graham leidis isegi, et Zelenski on läinud teatud piiridest üle, aga jah, hiljem ikkagi jätkas seda Ukraina liini, aga nüüd me näeme, kuhu see on jõudnud ja viimastel andmetel teadupärast Musk on keeldunud Ukrainale neid luureandmeid andmast, et siis saaks Venemaale sõnastus kohta kätte jääda, nii et vaikselt püütakse suunata läbirääkimiste poole. Enne kui annab Andrese sõna veel Tõnult vastulause. Vaat ma igaks juhuks täpsustan, et kui tavaliselt tõesti ei räägita surnutest halba, aga on erandiks on need inimesed, kes on oma sissetuleku rajanud sellele, et teisi inimesi tappa või sandistada. Tähendab need, kes tões ja usus teenivad sõjatööstuskompleksi. Ja ütleme, parimal juhul see raha, mis kanditakse relvaostudeks, läheb kõrvale, ütleme, maksumaksja rahast läheb tõeliselt oluliste asjade arvelt läheb ära, aga halvemal juhul need relvad, mis on ostetud maksumaksja kanditud raha eest, need tapavad inimesi, sandistavad. Nii et on erand sõjatööstuskompleksi käepikendustele, mitte mingit lugupidamist, mitte mingit halastust. See oligi minu repliik. Aitäh. Ja, aitäh Tõnu. Ja nüüd siis Andres, palun. Siin ei ole üldse mingisugust mõtet. Vandenõud alati muutuvad tõeseks. Te võite siin rääkida või mitte. Läheme sinna 17. eelmise aasta oktoobri revolutsiooni juurde. Seal olid 2 tegelast, olid Lenin, Trotski, siis tuli Stalin. Oleks pidanud nagu normaalne olema, kuna Trotski tegi suure hullu töö, ära tappis nii palju, aga ta pidi põgenema. Ja põgenema välismaale ja välismaalt leidi Stalin ta ikkagi üles. Nii et siin ei ole mingit vahet või olla, või oli siin Epsteini lugu, need tulevad lahti ja ütleme niimoodi, ise mida sa teed, see saab sinu poole või nagu karistatud.
ja selle kohta ma ütlen veel, nii et vaadake siin kohapealsed, need, kes väga kiiresti ja igatpidi õiguvad, klähvivad, hammustada tahavad, musklit näitavad või näitavad mingeid tuharalihaseid või ma ei oska seda öelda, aga olge ka valvel, sellepärast et talv on võib-olla väga kuri tuleb, energiakriis on ka juba olemas, siis nad teavad naabrid, kus te elate ja kus te olete, nii et alati omad teavad aadressi ja Stalin ka ütles, igal probleemil on nimi ja aadress, nii et kui olete probleemi teinud, mõelge siin koha peal, paras aeg oleks oma probleemist viga tunnistada, öelda, et ma tegin lollisti ja inimesed saavad aru, aga kui me paneme hooga siin edasi ja oleme veel viimase, niigi oleme viimase hulgas energia ja kõigiga ja tõstame neid maksusid kogu aeg, siis arvestage, see karistusi või nagu öeldakse, see tagajärg on varsti ukse ees teil endal. Minu poolt kõik. Ja, suur tänu, Andres. Selle energiakriisi kohta, mida sa hästi välja tõid, selles suhtes me räägime sellest ka saate jooksul, aga tõepoolest gaasiga meil kriis juba ukse ees. Saksamaal on kõige suurem gaasipuudus ja Kesk-Euroopas me räägime siin on jõgedesse vett väga väheks jäänud, aga sellest jah, saate teises pooles. Nüüd aga lähme järgmise teema juurde ja see seondub järjekordselt Lähis-Idaga ja seekord selles saades me pikka kronoloogiat ei tee, küll aga mainib ära, et Iraani ja siis USA vahel läks olukord jälle palavaks ja seda juba isegi enne jalgpalli MM-i lõppu, mis meil saate jooksul ka lühidalt käsitlemist leiab, aga praeguseks on see vastasseis endiselt vindunud. Pakistan püüab küll läbirääkimisi vahendada ja olgu juba etteruttavalt öeldud, viimaste päevade jooksul Saudi Araabia, Türgi ja Pakistan sõlmisid kaitsekoostööleppe, mis tähendab, et püütakse Iraanis toimuvat omalt poolt mõjutada ja Euroopal on sellest suhteliselt palju ikka kaotada. Aga nüüd tuleme Tõnu interpretatsiooni juurde, mida ta saate eel saatis. Iisrael tuleb kenasti toime välisvaenlastega, kuid teda ähvardab sisevaenlase tekitatav oht. Usuhullud, niinimetatud ortodoksed juudid tahavad juudiriigi muuta samasuguseks usujura keskseks riigiks, kui on nüüdis Iraan, mis tõttu rohkem ilmalikke juute eelistab viimasel ajal kolida välismaale. Küsimus siit aga nüüd on hoopiski niisugune ja see on minu enda poolt koostatud, et miks sellised arengud, kus püütakse läbi kolmanda templi muuta Iisrael superriigiks, rahva seas selline lõhestumine aset leiab. Samal ajal kui USA kongress hiljuti kiitis heaks Iisraeli sõjaväe ülimuslikkuse USA ja tema liitlaste territooriumitel ja nüüd on paras aeg anda sõna Tõnule. No et miks see niimoodi on, vaata, enamus Iisraeli inimesi, enamus Iisraeli juute on täiesti tervemõistuslikud. Kuigi nad elavad Iisraelis, ütleme, tuginedes nagu pühakirjale, oma pühakirjale, arvavad, et see annab neile õiguse seal elada, aga oma igapäeva toimetustes nad on täiesti sellised normaalsed inimesed. On üks vähemus, see, kes nimetab ennast tõsiusklikeks juutideks, ortodokseteks juutideks, enamasti meesterahvad, nemad arvavad, et kui nemad uurivad juutide pühakirja, Toorat näiteks, et siis nad ei peagi sõjaväes käima, nad ei pea sõdima ja nad on nagu vaata teistest paremadki. Ja kus juures nad on agressiivsemad. Ma jälgin Iisraeli ajakirjandust juba mõnda aega võrdlemisi tähelepanelikult ja tuleb teateid selle kohta üha rohkem, kus nad hakkavad juba häirima inimeste igapäevast elu, inimeste liikumist ja siiani nendest oli nagu suur tüli, sellepärast et Iisraeli kauaaegne peaminister ja praegune peaminister Benjamin Netanyahu kasutas neid oma nagu ustavate valijatena, kes olid pealegi aktiivsed, ta püüdis nendele meeldida, püüdis nagu neid säästa mobilisatsioonist, igasugu nagu eeliseid neile leida ja see tekitas Iisraeli ühiskonnas paksu pahameelt. Kusjuures ka nende hulgas, kelle maailmavaade on
väga sarnane Netanyahu vaatega, aga nad lihtsalt ei taha seda, et keegi oleks priviligeeritud. Ütleme, kui tavalised inimesed peavad sõdima, Iisraeli kodanikud, juudid enamasti, peavad sõdima kuskil naaberriikides näiteks ja oma elu ohverdama. Aga samas keegi, ütleme, mingi seltskond, tema ütleb, et tema ei lähe, sest tema uurib pühakirja ja see tuleks nagu võrdsustada sõjaväeteenistusega. Nii et see tekitas suurt pahameelt ja see on ühtlasi ka vastus sellele, miks see 3. templi plaan on haige, kuna see on teostamatu. Esiteks sellele puudub Iisraeli ühiskonnas heakskiit. Teiseks, miks ta on teostamatu, sellepärast, et kõik Iisraeli naaberriigid välja arvatud Liibanon on temast suurema rahvastikuga. Ja nüüd mõelgem, kuidas selle 3. templi järgi Iisraeli muutmist suurriigist oleks võimalik teha. Kuidas sa vallutad kõik nad ära? Sõjaliselt saaks küll, Iisrael on tuumarelv. Aga kui ta kasutab tuumarelva näiteks oma kõigi naabrite vastu, et saada elamisruumi juurde, ta ei saa seal tükk aega elada, 70 aastat elada, mis on sellise vallutuse mõte. Järgmine punkt, ta ei saa kasutada geneetilist relva, biorelva, sellepärast, et väga palju juudid on geneetiliselt täpselt samasugused nagu nende naabermaade araamlased. See tuleb sulle endale tagasi. Ja see on haldamatu, kui mõelge sellele, kui Iisraelil on olnud väga suuri probleeme, et hallata Gaza sektorit. Ja nüüd ta hakkab vallutama oma naabermaid, et mingisugust usuennustust teostada. See on teostamatu, see on haige mõte ja teatud mõttes see võib öelda, et see on intelligentsustest. Kui inimene seda jura usub, siis ta intelligentsus ei ole eriti kõrge ja kui ta saab aru, et tegemist on juraga, siis ta on täiesti normaalselt mõtlev inimene. Aga miks sellest rääkida, sest kuna usuhullud on muutnud elu päris tülikaks, siis üha rohkem juut hääletab jalgadega, kolib minema. Ja selleks saateks valmistudes ma kirjutasin välja teatud arvandmed, mis pakuvad huvi. Need on siis tuginevad Tel Avivi ülikooli asjaomasele uurimusele ja samuti Iisraeli statistika keskbüroo andmetele. Aastatel 2023 kuni 2025 lahkus kauemaks kui 3 kuuks Iisraelist peaaegu 270 000 inimest. Võrdluseks 10 aastat varem, tähendab aastatel 2013 kuni 2015 lahkus kauemaks kui 3 kuuks 183 000 natukene üle selle inimest. Nii et kasv selle aja jooksul on siis 47%. Ja praegune seis on selline, et aastas lahkub umbes 90 000 ja tagasi tuleb alla selle. Nii et kui välja arvata 50. aastat, 20. sajandile 80. aastat, siis tavaliselt on olnud niimoodi, et Iisraeli tuleb igal aastal rohkem juute, kui sealt lahkub. Aga nüüd on vastupidi. Ja siin ei ole veel arvestatud neid juute, kes tulid Ukrainast, kui algas sõjaline erioperatsioon. Ukrainast ja Venemaalt tuli ka terve ports juute. Neid ei ole selles arvestatud. See tähendab seda, et kuna Iisraelil ei ole ju erilisi maavarasid, ta põhiline kapital, kui nii saab öelda, on haritud inimesed. Ja selles pinges paljud haritud inimesed lahkuvad. Doktorikraadiga inimesed, ütleme, kõrgharidusega inimesed, insenerid, arstid lahkuvad, tihtipeale lahkuvad koos peredega ja Iisraeli teadlased ja ka poliitikud, politoloogid on mures, et praegu see veel ei ähvarda julgeolekut, riigi toimetulekut. Aga kui sellised haritud inimesed koos perekonna ja suguvõsaga lahkuvad kauemaks või alatiseks, vaata siis on juba Iisraeli riigi pidamine hulga keerulisem ja Iisraeli riigi pidamisega ei tule toime usuhullud. Nii et, ja miks see on meie vaatajatele oluline, sest ma tean isiklikust kogemusest, et eestlaste hulgas on üsna palju sellised, kes juute ei salli. Ja nad ei suuda nagu endale selgeks teha, et kui juutide elu Iisraelis läheb hapuks, siis nad lähevad mööda maailma laiali ja tulevad muuhulgas ka Eestisse. Mina, kes ma toetan igati Iisraeli püsimist seal, kus ta on, leian, et ei ole Eestile kasulik, kui Eestist tulevad, või tähendab Iisraelist tulevad Eestisse juudid, kellel ei ole Eestiga mitte mingit seost. Välja arvatud see, et nad oskavad vene keelt ja suudavad siin lõimuda, eks ole, või tähendab ise toime tulla. Meil ei ole vaja võõrast rahvast. Kõige parem, kui võimalikult paljud juudid elaks Iisraelis. Ja sellepärast ongi ohtlik, et Iisraelis saavad nagu võimu usuhullud, nimetame neid ortodokseteks juutideks,
ja et selle mõjul siis inimesed kolivad ära. See on tõsine asi ja seda tasub jälgida. Mis suunas see liigub? Kas sõja lõppedes Iraaniga tulevad inimesed rohkem tagasi? Kas usuhullud pannakse paika, et nad enam ei laiuta seal? Või puhkeb Iisraelis kodusõda? Iisraeli välisvaenlane ei suuda hävitada, aga sisevaenlane ehk need usuhullud võivad suuta või vähemalt tublisti nõrgestada, nii et see on väga tõsine teema. Aitäh, et selleks võimalus antid, et käsitleda, Mihkel. Ja aitäh selle põhjaliku kokkuvõtte eest. Kindlasti me peame siin arvestama, et just need viimased aastad, 2023. aastast on toonud selle rände negatiivse saldo, nagu et sisseränne on väiksemaks jäänud. Nii et siit nagu on tegelikult palju õppida nii meil kui ka teistel. Aga eks lähiaeg näitab, kuhu see Iisraeli süsteemi värk meid viib, sest et oktoobris tulevad ju uued valimised ja seni ka Netanyahu ajab väga jäika joont. Aga lähme siit edasi. Maarja. Aitäh. No selles osas, et siin hakatakse teiste riikidega uusi sõjalisi leppeid tegema, kas oli Saudi Araabia, Indiaga, oli vist nii on ja. Et see on ju põhjustatud sellest, et Iraan on andnud kõvasti raketilööke ju laheriikides olevatele USA baasidele. Ja siin viimane uudiski ma lugesin, ma enam ei mäleta väljaannet, oli ka see, et 40 aasta jooksul esimest korda USA väed taanduvad oma baasidest, sellepärast, et nii kõva Iraani raketituli on peal. Ja siin ongi hakanud siis nii-öelda, kes tunnevad ohtu, hakkavad muid leppeid tegema, sest nad näevad, et USA enam ei suuda seda ala enam hallata ja see asi läheb lihtsalt käest ära. Et jah, aitäh. Ja aitäh, Maarja. No siin juba nende esimestel päevadel juba 5 kuud tagasi, mil see masinavärk Iraani ja USA vahel käima läks, siis keegi ei uskunud, et Iraani naaberriigid, kus USA baasid on sees, et nad saavad sellised tabamuse. Nii et see on kindlasti õppetund ja näitab, et USA ülimuslikkus on hakanud kõvasti vähenema. Et see kuulub veel osalt sellesse Agenda 2030 plaani, kus kehtib üks maailmakord, aga kuhu see meid viib, eks seda lähikuud ja aastad näitavad. Aga lähme edasi ja Andres. Siin oli jutuks juutide ja omavahelised möllud. Aga ma ütlen teile lihtsalt, juudid on ka inimesed ehk segatoidulised ja targem teeb ikkagi lollimale rohkem ära. Põhjus on ka lihtne, Kroonus oli mul 2 kamraadi, mõlemad olid juudid, üks oli 27 vana, teine oli 26, mõlemad olid endale koha ostnud Peterburi teenima ja kodus magasid ja olid. Ja see näitas nende haridustaset. Aga kes läheb usu peale üle, olgu ta siis ka teistpidi võttes, jätaks nüüd juudid kõrvale, nad oskavad ka meie Eesti moodi olla, sest eestlastel on juba vanasõnagi, et teine eestlane on teisele magustoiduks, nii et ega juudid ka teistmoodi ei ole ära, sest kui on usu ja fanatism mingisuguse asja peale, siis ta loogiliselt ei mõtle. Aga juutide poolt ütleme niimoodi, miks ma tahan öelda, nad on mõistusega üle, sest võite vaadata YouTube'is neid kommentaare, nendel on juudid vaatavad asjale faktide põhiliselt, enamus tehnokraate, arste, kõik nad on sealpool üldse kõrgtasemel juudid. Ja nendel on väga hea juhtida, meie siin ütleme COVIDi neid arste, kes ei ole nagu juudid, need ei mõtle, need alluvad käsule, aga juudil ja targal inimesel on see, ütleme nõnda nimetatud jutumärkides loll olek, et hakkab mõtlema ja vastu vaidlema ja hakkab oma argumente välja panema ja ei täida seda käsku ära. Nii et minu poolt selle kohta on kõik. Ja aitäh sulle, Andres, ja vasturepliigi korras sõna Tõnul. Toon huvitava näite juudi mõttelaadi kohta. Umbes 10 aastat tagasi veidi rohkem oli ju Tallinnas kinos Artis üks film. See rääkis olukorrast Iisraelis, mängufilm ja
NATO ühing, Eesti NATO ühing korraldas selle ühisvaatuse, mina käisin ka ja mul on igaveseks mällu sööbinud selline koht, kus räägiti, et juudid kasvatavad sigu. Ja araablased üks rääkis teisele, minu meelest küsiti, et kuidas see võimalik on, et juutide meelest siga on ju rüve loom. Aga siis selgus, juudid olid vaadanud näpuga järgi, et mida siis pühakiri ütleb. Ja pühakiri ütles, et siga on nii rüve loom, et ta ei tohi puudutada püha maapinda. Ja siis tehti niimoodi, et kas kaubaalustele või mingitele kõrgematele kohtadele pandi need sulud või puurid, kus neid kasvatati. Ja juriidiliselt oli kõik korras, juudid said sigu kasvatada, said neid süüa. See on hea näide selle kohta, kuidas juut isegi nagu usu küsimustes lähtub tervest mõistusest. Selline repliik siis. Ja tänan, Tõnu. Ja eks see on huvitav, et araablased ju üldse moslemid, nad teadupärast ju sealiha üldse ei söö, nii et see on omaette teema tõepoolest. Ja mis puudutab seda juut ja tarkust, siis loomulikult nende seas on rohkem sellist ühtehoidmist kui kas või meil siin eestlaste seas. Aga lähme siit siis nüüd edasi ja teemaks siis Euroopa ühtsus ja konkreetsemalt siis Ukraina küsimuses, mis on murenema hakanud. Nimelt päevavalgel on tulnud Euroopa suurriikide Euroopa Komisjoni salaläbirääkimised Aserbaidžaanis. Oma selgest vastuseisust Ukraina toetamisele relvaabiga praegu on teatanud näiteks Bulgaaria, Slovakkia. Oma selgest vastuseisust Ukraina kiirendatud korras võtmisele Euroopa Liitu, aga Ungari ja Poola. Ja siit nüüd küsimus, milliseid ühisjooni võiksid omada Bulgaaria, Slovakkia, Ungari ja Poola ning milleni võib riikide vastuseisse viia nii lähikuude jooksul? Tõnu? Kui sinu küsimusele vastamist alustada lõpus, siis vastuseis võib viia selleni, et see sõjahüsteeria lõpeb ja inimesed hakkavad nagu normaalselt jälle elama, sest alati lisaks sõjaparteile ehk pistrikele on ka rahupartei ehk tuvid, kes teenib oma kasumi rahuajal. Nii nagu Andres Saukasel on kombeks öelda, et rahuaja insener ehitab objekte sõjaaja insenerile. Nii et sõda saab läbi, siis algab nagu jälle suur võimalus nendele rahutuvidele, kes teenivad riikide ülesehitamiselt. Ja no ütleme, et need Ukraina naaberriigid, nad tunnevad Ukrainat väga hästi, palju paremini kui meie, kellel on võib-olla, mitte võib-olla, vaid paljudel eestlastel on täiesti kindlasti, on pettekujutelmad Ukraina rahvusliku iseloomu suhtes ja Ukraina riigi ja tegeliku olemuse suhtes. Aga näiteks poolakatel, slovakkidel ega ungarlastel seda ei ole. Ja mis Bulgaariasse puutub, siis tema praegune president Rumen Radev, ta on endine hävituslendur, endine Poola, või mitte Poola, vaid Bulgaaria õhuväe juht. Ja tema tunneb sõjandust väga hästi. Ta on öelnud, et sõjaliselt Venemaad võita Ukraina ei suuda ka lääne abiga. Järelikult see sõda tuleb võimalikult ruttu ära lõpetada. Ja kui Euroopa Liidu liikmesriikides toimuvad valimised ja üha rohkem pääsevad võimule tervemõistuslikud poliitjõud, siis lõpeb see ideoloogia põhine Ukraina toetamine ja elu läheb uuesti normaalsetesse rööbastesse. Ja sellepärast ongi oluline, et pidevalt avaldatakse uudiseid selle kohta, kuidas nii-öelda monoliitne Ukraina toetus Ukrainale Euroopas tegelikult mureneb. Üha rohkem teatatakse, kuidas jälle keegi riik ütleb, ei, me ei toeta Ukraina sõjalist toetamist. Ja kuigi sellised riigid, ütleme näiteks Bulgaaria või Slovakkia, nad lubavad oma riigi erafirmadel, kes relvi toodavad, müüa relvi Ukrainale, aga riiklikku relvaabi nad ei anna. Ja kui näiteks Bulgaaria teatab, ta ei toeta, Slovakkia teatab, et ei toeta, ka Poola tasapisi teatab, et ei toeta ja Poola ja Ungari on öelnud, et selge sõnaga, et Ukrainat ei saa vastu võtta kiirkorras Euroopa Liitu. See on mõeldamatu, et võetaks vastu. Ja sama on öelnud Slovakkia ja neid riike tuleb üha juurde. Tähendab, kuigi Venemaal ei ole mitte midagi selle vastu, et Ukraina võetakse Euroopa Liitu, sest Ukraina on tõeline vaestemaja ning Euroopa Liit organisatsioonina ainult nõrgeneks sellest, kui Ukraina võetaks vastu ja hakkaks kohe saama igasugu eurotoetusi. Aga Euroopa Liidu liikmesriikidest paljud ise ei taha, et Ukraina tuleks, nii-öelda vaene Euroopa mees tuleks, hakkaks lüpsma. Nii et see
sinu küsimusele saab vastata niimoodi, Mihkel, et elu läheb normaalseks tagasi. Lõpeb see rumal rohepööre, mis on ideoloogiapõhine, ja lõpeb ka ideoloogiapõhine Ukraina toetamine. Muide, Ukraina toetamine ei ole ideoloogiapõhine nendele poliitikutele, kes on sõjatööstuskompleksi käepikendused. Nendele see on tõesti väga hea sissetuleku allikas. Meile nad räägivad ideoloogia juttu, aga ise lihtsalt teenivad selle pealt kasumit. Praeguseks kõik. Ja, aitäh sulle, Tõnu. No siin tõepoolest, kui siin rääkida sellest ideoloogilisest sõjatööstuse toetamisest, siis sisuliselt olematu käibega või siis nullkäibega ettevõtted saavad riigikaitsehankeid. No see ju lõhnab selgelt skeemide järgi ja meil siin justkui probleemi ei eksisteeriks. Aga mis puudutab seda Ukraina teemat, siis meie vasallvalitsejad, kes üks neist käis ju ka sellel arvamusfestivalil nüüd augusti alguses, mis nüüd siin oli, siis tema lubas, et jaanuari lõpuks või kuskil seal jaanuari jooksul tuleb see Ukraina ülesehitamise konverents, nii et no täielik absurdsuse tipp sõna otseses mõttes, et kellele te seda üles ehitate, kas iseendale ja siis lõpuks kaotate veel selle pealt raha. Aga jähme siit edasi ja Maarja. Aitäh! No hea, et sa Mihkel selle välja tõid, et null firmad hakkavad meil sõjatööstust arendama ja nii-öelda saavad räiged riigipapid taha, et täiesti uskumatu, et teeme siis kõik nagu teeme oma firma ja pakume ennast riigile, et davai, me hakkame nüüd tanke tegema, et minu küsimus on, kus on Riigikontrolli silmad, et tuleb firma, kellel ei ole mitte midagi ette näidata ja võidab nii-öelda siis riikliku siis selle enampakkumise. Et korruptsioon, puhas. Aga seda, et karta nüüd, et Ukraina Euroopa Liitu vastu võetakse, ma ei taha uskuda seda, sellepärast, et Euroopa Liidus on, nagu siin eelnevaltki mainitud, on palju riike, kes ei ole sellega lihtsalt nõus. Lihtsalt ei ole. Ja pluss veel ta on ju sõjas Venemaaga. See tähendabki seda, et kui tema peaks vastu võtma Euroopa Liitu, siis saab öelda koheselt, et Venemaa on sõjas Euroopa Liiduga. Et seda ei juhtu, ma lihtsalt ei usu. Aitäh! Ja aitäh sulle, Maarja. No loomulikult vaadates, mis siin nagu meil toimub, et suur osa Euroopast muudkui tegeleb sellise ässitustööga, vaatame, mis seal Kaliningradis toimub, et järjest enam tõmbavad silmust koomale läbi nende hiljutiste õppuste, mis juunikuus olid ja palju muudki, et tahaks nagu tõesti loota, et lähinädalatel hakkab midagi nagu selles osas selguma, et ei läheks asi veel suurema eskalatsioonini, aga eks aeg annab arutust. Ja nüüd siis teema võtab kokku Andres. Siin oli jutuks null käibega firmad, aga olete kindlasti kaarti mänginud. Kaardi võtate kätte, vaatate ühtepidi, vaatate teistpidi, mõlemad pidi on peaaegu ühtemoodi. Kuningas jääb kuningaks, annad teisele, sa ei pea kaarti pöörama, lööte laua peale, teine näeb selle noo ära. Ja esimene, mis sõja oli ju annetused, MTÜ-d. Ja nüüd tulevad nullkäibega AS-id, kes võidavad need rahasummad ära, nii et vahet ei ole. Ja kuna siin on see küsimus, kui kaua või mis on rahaga. Kõigepealt mõelge, mis see raha on ja mis teeb riigi tugevaks. Meil idanaabril oli ja on rubla. Oli vahepeal ikka tsaari pilt, siis oli Lenini pilt ja nüüd on siis ütleme linnade pildid. Rubla jääb oma väärtuse. Nii, ameeriklastel mis on see, nagu öeldakse, nafta või petrooleumi dollar, see ei kau ka kuhugile. Aga viimased uudised, kui te olete näinud, juba 3. trükk tuleb erinev, tuleb eurorahasid. Nii, ja võtame nüüd selle trükki nagu mõtte, kui läks see üle Venemaa, läks 1/10, kui palju selle, ütleme nüüd, väärtus on muutunud 3. kord, kui tehakse see paberraha uuesti trükitakse.
ja kui kolmas kord trükitakse, see näitab, et sellel rahal on lõpp tulekul. Ja kui Euroopa Liidul lõpeb see raha ära, see väärtus, tal ei ole millegiga seotud, tal ei ole mitte midagi, paljas õhk on tal järgi. Nii et sellepärast ütleme kõik ülejäänud Euroopa riigid, kes on juba natukene mõtlema hakanud, kes siin olid Slovakkia, Bulgaaria, Ungari, need juba vaatavad oma rahakese poole ja oma teha. Ja kui te mäletate natukene aega tagasi, 10 nii nagu on, olid jutud, et eestlane põletas oma kõik need kroonid ära seal ilusti katlamajas, aga samas ütles üks, et soomlane pakkis ilusti oma margad kile sisse ja nad on kusagil ilusas jahedas keldriruumis, need võib iga kell välja võtta. Aga mis väärtusega, millega? Nii et see on vahe, see näitab, kui hakatakse raha trükkima, rahaga mängima, siis seda ühendust või perekonda või suurt Nõukogude Liitu nagu oli, läks ära. Ja Euroopa Liidul on sarnane minek on. See on pendli ühest äärmusest teise minek, nii nagu Einar Laidne ütleb, 30 aastat on see aeg tavaliselt, ta võib natukene allapoole olla, ülespoole, nii et siin võite unistada, rääkida, et võetakse Euroopa Liitu võetakse sinna neid, keda enam vaja ei ole ja need, kes olevad, need lähevad enne meest ära. Eeskuju on meil olemas ju. 20. läks Ühendkuningriik välja, näete, 6 aastat on aega läinud, siis teistel tuleb mõistus pähe, aga 9 aastat, kui läheb, see on täielikult, ütleme, see numeroloogia lõpp. Nii et 3 aasta pärast pakun välja, on see asi, kui enne ära ei lagune, ära laiali mindud, siis ta 3 aasta pärast on laiali. See on minu poolt kõik. Ja aitäh sulle, Andres. Eks omajagu tõde on siin tõesti, et meil ju oli oma raha siin aastani 2010, 31. detsembril lõppes nagu selle krooni ametlik kasutamine ära ja pärast 15. jaanuarit jäädi püsivalt ainult euro peale, nii et ega peame tunnistama, et euroga see on järjest vähem väärtuslikum ja mis meil siin selle majandusega üldse saab, et kas need väärismetallid võtavad nüüd suuna üles, eks me seda kõike lähinädalatel näeme. Aga üks on selge, et Euroopa Liidus sellist ühtsust nagu selle loomisel või siis ka veel 22 aastat tagasi oli, et seda ei maksaks küll inimestel loota, pigem tuleb mõelda just selle pealt, kuidas saada iseseisvamaks. Aga lähme siit järgmise teema juurde ja see puudutab lõppenud jalgpalli MM-i, nii palju taustaks, et jalgpalli MM-is oli taaskord näha nii ava- kui ka lõppemistseremoonial selliseid vabamüürlaste märke ja mõned vandenõud rääkisid lausa sellest, et jalgpall, mida mängijad üksteisega niimoodi veeretsid ja lõid, oli kuidagi magnetiliselt paika pandud ja no muidugi, kui siin arvati, et Argentiina võidab finaali, siis tegelikult võitis Hispaania, mis omakorda sütitab uue vandenõu sel teema, et kas 2030 üldse jalgpalli MM-i tuleb või läheb see asi maailmas niimoodi keema, et selleks ajaks mingit võistlusi ei tulegi, aga see on nüüd omalt arutluskoht, aga meie nüüd räägime veel sellest, et milline otstarve maailma poliitikas oli USA-s, Kanadas ja Mehhikos peetud jalgpalli maailmameistrivõistlustel, mis lõppesid nüüd 19. juulil. Kas need näitasid, et viiakse jõuliselt ellu Don Rowe doktriini, mille kohaselt muutub lääne poolkera USA tagahooviks ja sellele küsimusele vastab esimesena Tõnu. Jah, mulle selline mulje jäi tõepoolest. Mõelgem kas või sellele, et miks oli vaja korraldada 3 riigis korraga. Mäletame, et nii USA kui ka Mehhiko on korraldanud varem ju eraldi, näiteks Mehhiko aastal 1986 ja USA aastal 1994. Ja nad said ilusti eraldi hakkama kumbki. Mõlemas riigis leidub piisavalt staadioneid, piisavalt jalgpallihuvilisi, piisavalt raha, et korraldada. Ja pealegi, miks oli vaja sinna punti kutsuda Kanada? Minu hinnangul asi viitab sellele, et tegemist on sellise nii-öelda nagu
tulevase ühisriigi ettevalmistamisega, sest on juba räägitud alates sellest, kui Donald Trump sai teist korda USA presidendiks, et ta tahab ühendada Ameerika Ühendriikidega nii Mehhiko kui ka Kanada. Ja Kanada puhul on vastuseis olnud muidugi tingitud sellest, et Kanada sisuliselt allub Suurbritanniale. Kanada riigipea on ju ühtlasi Briti monarh, ükskõik kas see juhtub parajasti olema kuningas või kuninganna, tema annab ju Kanadale korraldusi. Ja nüüd ongi küsimus, et kuidas omavahel saavad kokkuleppele tavaliste globalistide rühmitus, kelle käilakujuks on Donald Trump, ja ütleme äärmusglobalistide rühmitus, kelle selja taga on siis ütleme Suurbritannia pluss USA demokraatlik partei. No pluss siis veel Klaus Schwab ja George Soros ja sellised tegelased, kui nimetada ainult kõige tuntumaid tegelasi, nägusid. Nii et tasub valmis olla selleks, et USA laieneb lähitulevikus, võib-olla lähema 10 jooksul kuni Mehhiko lõunapiirini. Teoreetiliselt on see mõeldav, USA'st tuleks siis selline Šveitsi tüüpi riik, kus on 3 riigikeelt, nimelt inglise, prantsuse ja hispaania. Ja kui näiteks ütleme Kanadasse prantsuskeelse provintsi Quebeci elanik tahab minna Mehhikosse või praegusesse Mehhikosse, eks ta õpib hispaania keele ära. Sel juhul oleks seal 3 riigikeelt, mitte 4 nagu Šveitsis. Nii et see on täiesti teostatav plaan ja Monroe doktriiniks nimetatakse 19. sajandi Monroe doktriini, mida Donald Trump oma meeskonnaga arendab edasi. Ja kui vaadata selle pilguga tänavusi jalgpallimaailma meistrivõistlusi, siis on aru saada, miks nad olid just sellised, nagu olid. Ja teine põhjus oli muidugi see, et juhtida avalikkuse tähelepanu natukenegi kõrvale käimasolevalt sõjalt Lähis-Idas. Ja kui panite tähele, siis ka sõjategevus Lähis-Idas vaibus mõnevõrra, mitte täielikult, aga siiski vaibus jalgpalli maailma meistrivõistluste ajaks, sest maailma meistrivõistlustel osales ka Iraani jalgpallikoondis. Algul oli juttu sellest, et teda ikkagi USA-sse ei lubata, aga ta sai oma mängud seal mängida, see majutuspaik oli küll mujal, aga siiski sai mängida, nii et päris nagu poliitiliseks asja jaetud. Ja lõpetuseks veel selline asi, mis näitas, kui palju on maailmas levinud lollus ja pisik. Vähemalt 30 või 23 miljonit inimest üle maailma kogus andis oma allkirja petitsioonil ehk siis eesti keeles palvekirjale, et Argentiina koondis eemaldatakse maailma meistrivõistlustelt, kuna nende hinnangul Argentiina koondist nagu upitatakse vägisi maailma meistriks. Nii et ma kirjutasin sellest uudistekeskusse eraldi artikli, ma ei tea, minu arvamus inimkonnast pärast seda halvenes tunduvalt, aga õnneks või kahjuks Argentiina siiski ei võitnud maailmameistri tiitlit, muidu mine tea, kui palju järgmine kord neid totratele petitsioonide allkirjade andjaid on. Totraks muudab selle asja see, ja seda on öelnud varem korduvalt ka Andres Saukas, et tegemist on palvekirjaga. See tähendab, et palve võib täita, aga seda ei pea täitma. Nii et sa võid korjata sinna kas või miljard või 2 miljardit või ma ei tea mitu miljardit allkirja. See on sama, kui sa korrutaks 5 miljardiga näiteks nulli. Ükskõik kui suure arvuga sa nulli korrutad, tulemus on ikka null. Praeguseks kõik sel teemal. Ja, aitäh sulle, Tõnu. Mis puudutab Argentiinat, siis siin mitmed kommentaatorid mainisid tagantjärgi ka veel, et see, kuidas nad seal tegelesid kohati ebavõrdse võitlusega, et sisuliselt nemad olid nagu eelisseisundis, siis see nagu tekitas kahtlusi, et kuidas ta nii kaugele üldse jõudis. Aga nagu nägime, Hispaania napilt suutis lisaajal oma rolli maksma panna ja juhtus siis hoopiski teistmoodi, kuigi ta oleks pidanud võitma 4 aastat hiljem. Aga mis puudutab seda globaalset poliitikat, siis eks see ole samm jah, USA poolt, ütleme siis superriigi tekkel ja siin on räägitud ka uuest maailmakorrast jällegi, et 10 sellist suurt riiki või sellist ühendust jäävad tulevikus kestma ja sellised suveräänsed riigid tahetakse üldse ära kaotada. Aga kuhu sellega jõutakse, eks aeg näitab. Lähme aga nüüd edasi ja Maarjo. Aitäh! No nii palju ma saate kuulajatele ja vaatajatele ütlen täpsustuseks, et mina jalgpalli ei vaata, pole sellest mängust eriti kunagi vaimustuses olnud.
et karitüüpe ajavad palli mööda suurt platsi taga ja peale siis tulemuse saamist siis pekstakse linn segamini huligaanide poolt, et noh, ei näita nagu eriti nutikat tegevust. Aga siinkohal, mis puutub USA nagu hiigel USA tekkele, siis mina nii optimistlik ei oleks nagu Tõnu on, et see nii libedalt läheb, eriti kui Tõnu tõi ka välja neid kaalukausil on ka vastaspool, et täiesti võimalik, et võib minna ka sõjaliseks konfliktiks USA ja Kanada vahel tänu sellele. Aga noh, eks seda näitavad protsessid ja aeg, aga noh, eks näha ole. Võib-olla nad saavad nii ja kokkuleppele aga noh, ütleme nii, et kui Kanada jääb globalistide teise vastasleeri, noh, äärmusglobalistid, et ka nendega nalja ei ole, et saame uue pandeemia või mis tulemus sealt tuleb, et aitäh. Ja aitäh sulle, Maarjo. No mis puudutab jah, et siin tõid veel selle pandeemia välja, et väidetavalt, noh, see on nüüd vandenõu, me ei saa seda praegu kinnitada, aga väidetavalt 2029 plaanitakse uut pandeemiat, mis levivad siis õhu kaudu ja mis selle vastu aitab, eks noh, ma arvan, et kunagi me kuuleme sellest niikuinii. Aga selle Kanada koha pealt Tõnu tõi eelnevalt välja, et seda kontrollib Briti monarh ja antud juhul siis niinimetatud kuningas Charles kontrollib Kanadat, mis tähendab, et kui USA tahab Kanadat kontrollida, siis ta astub otsesse vastasseisu ju ka brittidega, nii et sellest kujuneb üsna tõsine võitlus, nagu Maarjo siin osundas, aga anname veel repliigi korras sõna Tõnule. Kui vaadata, kumba on USA nagu jõupositsioonilt lihtsam alla neelata, siis kindlasti Mehhikot, mitte Kanadat, sest Mehhiko selja taga nii võimsat jõudu ei ole, kui on Kanada selja taga. Aga teisest küljest Mehhiko alla neelamine tähendaks USA-le korralikku koormat. Mehhiko on USA-st vaesem. Suurem osa inimesi võib-olla seal ei viitsi inglise keelt korralikult ära õppida, kuidas sa neid lõimid. Ja teine asi või kolmas asi juba on see, et seal käib ikka vägev narkoäri. Ja kuigi on teada, et USA salateenistused on sellega seotud, sa võid anda salateenistusele käsu, et nad enam ei ajaks narkoäri. Aga kuidas sa annad sellise käsu kõigile nendele võrgustikele, mis on seal välja töötatud? Nii et jah, paberil on nagu lihtsam USA-le alla neelata Mehhiko, aga tegelikult see võib olla hulga tülikam, kui saada nõusolek Kanadalt või Suurbritannialt, et Kanada liituks. Sest Kanada liitumine poliitilise tahte olemasolu korral on täiesti teostatav. Ainukene asi, et seda poliitilist tahet ei ole ja tundub, et ka ei tule, sest Suurbritannia ei taha oma nagu mõju kaotada Põhja-Ameerikas. Nii et jah, selline repliik praegu. Ja, aitäh Tõnu. Ja nüüd siis Andres. Nii, jälle küsime, miks ja kellele see kasulik on. Trump on suur ärimees. Ei vaidle te minuga. Ja Kanada ja Mehhiko ja terve see Ameerika pool ega ei pea ära võtma jõu. Nagu alati me siin ootame, et keegi tuleks nuiaga paneks pähe, aga pakkuda seal äritegevust Kanada suurfirmale teisele. Ja võt aktsiaseltsid, osaühingud, kui neil on võrdsed võimalused 50 või 51, siis ei lagune süsteem ära, aga kui on ühel 5% ja teisel 95%, siis ei ole ju enam firmade koostööga midagi. Ja kuna ameeriklasel on 50 osariiki, siis võib ka need osariikideks panna, aga nad ei pea olema Ameerika all, vaid on föderaalriigid, föderaalosariigid, kuidas ise tahetakse, kõik on võimalik. Ja seda Ameerika või Inglise kuningas arvestab väga hästi, kui seal pool on kõik asjad äriliselt paigas, mitte ei ole niisama, et keegi ütleb, kõva mees, miljardär midagi ja nii edasi, nii edasi. Ja sealt, ma arvan, niimoodi see värk tuleb, sest tuletage meelde natukene ka Gröönimaad
need laused, liigutused tulevad. Ja teine asi, mis ma tahan rääkida või lisada juurde, inimesed, vaadake World Nuclear Newsi, seal on ka kõik need ära, ta on tuumariik, on Kanada, tuumariik, kandud tehakse, seal on ka need ära firmad, siis tuumafirma Westinghouse, nad töötavad kõik juba niisama seal energeetikaga koos. Mehhiko, seal on kartellid, see on kõik võimalik, kui ise panna ja aidata nendel saada raskustest üle. Ja meil on samamoodi on võimalik ka siin omaette nagu olla, koostööd teha idanaabriga, mitte kogu aeg talle musklit näidata, ma ei tea millist musklit, kas neid muskleid, mis istmiku all on, lased püksid alla ja näitad seda musklit või on veel mingi teine muskel meil olemas. Nii et me diplomaatia, äri ja kõik olemas, sest alati ega me ei saa ära, aga kui me suudame selgitada enda vajalikkust ja oma koostööd ja see nurk on rahulik, toome veel ühe korra näitele, mis Navarovskisse, seal on ju enamus, kõik on Hiina territoorium juba, nad rendivad seal maad välja. Nii et elu käib sealpool ka samamoodi, kuigi nimi on see nagu aktsiaselts Suur Venemaa, aga kui on juba see Amuri kant, kõik on Hiina oma juba nii vaikselt, on ta siis päris aktsiaselts või mis ta on? Minu poolt kõik. Aitäh sulle, Andres. Ja siin vastabki tõele, et kui on ühel palju suurem osalus, et siin summaks tuleb üle 100%, siis see ei ole enam firma, vaid see on juba mingisugune täielik košmaar sõna otseses mõttes. Ja loomulikult, eks me näeme ju, kuidas ühel on rohkem õigusi kui teisel ja teine siis püüab kuidagi hambaid näidata, aga ega seda lõpmatuseni ka teha ei saa. Aga lähme siit järgmise teema juurde ja migratsioon siis, et see on nüüd muutunud selles mõttes oluliseks teemaks, et meil on siin praegu Eestis nõndanimetatud Valgevenest tulev migratsioonipump, mis kestab vähemalt 2 kui mitte rohkem kuud, aga meie tähelepanu suuresti köidab just see, mis toimus Maroko ja Hispaania piirkonnas. Ja juuli lõpus siis tuli mitukümmend tuhat migranti Aafrikast Euroopasse, väidetavalt nad on tagasi saadud, aga tegelikult ei pruugi see üldse nii olla, sest et Hispaania sotsialistlik valitsus on andnud ju immigrantide legaalse staatuse, eriti neile, kes tulid siia enne selle aasta 1. jaanuarit. Ja nüüd, kas juuli lõpupäeval toimunud marokolaste massiline sissetung Hispaaniale kuuluvasse Ceutasse oli Iisraeli ja ta liitlaste, näiteks USA ja Maroko salajane kättemaksuoperatsioon Hispaaniale või on seal ka laiem mõju näiteks välismaalaste massilisele ebaseaduslikule sissetungile Euroopasse ning kuidas kommenteerida, et lähipäevil võib aset leida veel jultunum rünne, mis peaks jääma 15. augustisse. Tõnu. Jääb selline mulje, et vähemalt klapib selline seletus, et asja taga oli Iisrael. See ei tähenda, et Iisraeli tuleks sellest hukka mõista, kui paigutada ennast mõttes nagu Iisraeli juhtide asemele, siis see operatsioon oli igati filigraanselt tehtud. Oli ette juba kokku lepitud, see tuleb peaaegu veretu, aga ta tuleb selline, mis rängalt kahjustab Hispaania praeguse valitsuse ja praeguse peaministri Pedro Sánchezi mainet ja võimaldab saavutada oma eesmärke nii-öelda võõraste kätega. Sest meenutageme, miks see kahtlus üldse tekkis. Nimelt, kui USA ründas Iisraeli, tal oli vaja, et sõjalennukid saaks Iisraeli pommitama sõita ka Hispaanias. Hispaanias on USA-l samuti oma, või NATO-l ütleme, kus on ka USA baasid. On väed sees, aga Hispaania valitsus ei lubanud. Ja Hispaania valitsus oli väga selle vastu ja ega USA praegune valitsus eesotsas president Trumpiga seda ei unustanud. Ja nüüd, kuidas tekib seos Marokoga? Asi on selles, juuli keskpaiku minu meelest, oli huvitav Iisraeli poliitika teemaline, välispoliitika teemaline saade, kus esines üks Iisraeli julgeolekuekspert, kelle nimi on Grigori Tamar. Ja kuigi seal oli juttu sellest, et Gaza sektorisse tulevad rahvusvahelised rahujõud, sealhulgas islamiriikidest
ja et tuleb Maroko ja Uganda, kellega Iisraelil on väga head suhted ja siis seesama Grigori Tamar ütleski, et aga need suhted on niivõrd head, et Iisraeli ja Maroko sõjavägi ning luure teevad väga tihedat koostööd, tähendab, nende vahel on päris suur usaldus. Arvestades, et paljude islamimaadega on Iisraelil väga pingelised suhted, umbusklikud suhted, Marokoga on väga head suhted. Ja siit on juba lihtne edasi arutleda, et Iisraeli luure näiteks andis Marokole andmeid ja mitte lihtsalt andis andmeid, millal see operatsioon teha, vaid ta andis ka inimesi. Huvitav, et üks blogija Kevin Barrett, kes tema jutu põhjal otsustas, et on kõike muud kui Iisraeli sõber. Tema tõi välja sellised asjad, sellised faktid, et Maroko päritolu juute on Iisraelis veidi üle 1 miljoni ja üsna paljud nendest on välimuselt nagu marokolased, räägivad araabia keele Maroko murret või murrakut puhtalt ja neid on võimalik kasutada nii-öelda näitlejatena. Nad mängivad iseennast, näiteks kui saata neid mitukümmend tuhat, nad tungivad Hispaaniale kuuluvasse enklaavi Ceutasse, tekitavad seal korralageduse, ütleme, paari päevaga ja siis tõmbuvad välja. See on võrdlemisi veritu operatsioon. Praeguseks on teada, et seal uppus õigemini alla 100. Nii et nagu Andresel on kombeks öelda, Nõukogude ajal öeldi, et kui sõjaväeõppusel on inimeste kadu alla 5%, siis kõik on veel normi piires. Nii et 100 isikut, kes on uppunud võrreldes 60 000 sissetungijaga, see on väga väike protsent. Nii, ja tähendab, teoreetiliselt kõik klapib, et Iisrael oleks saanud seda teha, kuna see on tema huvides. Kas ta seda tegelikult tegi või mitte, see selgub hiljem. Aga võimalused ja ka tahe ja vahendid tal oli olemas. Ja siis ma loen ka Slovakkia ajakirjandust ja 2. augustil 2026 ilmus Slovakkia internetiväljaandes postoi.sk väga huvitav reportaaž. Ja seal oli selle portaali ajakirjanik oli suhelnud Ceutas kohalike elanikega, kelle hulgas on üsna palju Maroko päritolu elanikke, need on lõimunud täiesti, nad on ustavad Hispaania kodanikud. Ja siis need ütlesid, et jah, et selle taga võis olla Maroko ja selle taga võis olla ka Iisrael ja tekkis jälle huvitav seos. Aastal 2022 ju kuulati pealt Pedro Sánchezi, kes tookord oli Hispaania peaminister, ja kaitseminister Margarita Roblesi mobiiltelefone, nende kõnesid kuulati pealt. Ja õnnestus tookord tuvastada, et seda tehti nuhktarkvara Pegasus abiga. Ja seda pakuti välja, et seda oli teinud Maroko luure, Maroko salateenistus. Tookord sellele kindlat tõestust ei leitud, aga tänavu Briti tuntud ajaleht Guardian kirjutas sellest ja tsiteeris seal ühte endist Maroko salateenistuse töötajat, kes ütles, jah, tõepoolest, meie tegime seda. Ja nüüd tulen tagasi selle Iisraeli välispoliitika saate juurde, kus esines Grigori Tamar. Ja seal oli juttu ka sellest, et miks Iisrael ei salli eriti praegust Hispaania valitsust. Sellepärast, et tema hinnangul see on Katari palgal. Katari ja ka Maroko palgal, tähendab, saab nagu sealt raha ja küsimus ei ole selles, et kas ta on saanud seda praegu. See võib olla ka 10 aastat tagasi, aga kui kompra kohta on tõendid olemas, siis Pedro Sánchez koos oma valitsusega on lõa otsas. Ja Iisrael, nagu teatavasti, paljud on kuulnud, et on Katariga päris nagu pingelistes suhetes. Nii et ütleme niimoodi, et kui need faktid asetada üksteise kõrvale, siis seos on olemas, kõik klapib. Kas see päriselt nii oli või mitte, see tuleb välja mõni aeg hiljem. Aga Iisraelil oli huvi olemas, tal olid ka võimalused olemas. Selle kohta praeguseks kõik. Ja, suur tänu sõnu. Ja loomulikult me ei saa siin tõesti unustada, et Hispaanias suvahetult enne seda intsidenti põletati ka Netanyahu kuju, et see asetab asjad sellesse konteksti. Huvitav on see, et Hispaania sõlmis kokkulepped Alžeeriaga vahetult enne seda migratsioonirünnakut. Nii et siit võib järeldada, et kättemaks oli nagu planeeritud. Küsimus on, et
kui see nüüd kordub, siis millises ulatuses uuesti, aga selle juurde tuleme võib-olla tagasi järgmises saates. Lähme edasi ja Maarja. Aitäh. No minule tundus see migratsiooni see surve koheselt kunstlik, kui nad tulid korraga nagu invasioon ja olid seal natuke aega ja siis järsku tulid uudised, et nüüd nad lähevad tagasi, see mitukümmend tuhat. Et küsimus, et millega nad siis nagu tagasi lähevad, nende samuste parvedega uuesti tagasi või see oli niisugune väga, väga kummaline sündmus. Aga mis sõnumi ta tegelikult andis kogu Euroopa üldsusele ja ka Eestile, siis Eesti sotsiaalmeedia läks ju kohe kihama ja hakkasid erinevad meemid tulema siis meiegi piiri peale, et huvitav küll, et kui meie peaksime niisuguse migratsiooniründe alla sattuma, mis on tegelikult väga tõenäoline, siis kuidas need igasugused draakoni hambad ja see kraav siis seda nii-öelda migratsioonitulva siin kinni peab lisaks käputäie siis piirivalvuritele. Et esitas nagu kõvad küsimärgid, et see raha, mis on topitud meil riigikaitsesse, kas see ikka täidab sihtotstarvet ja ega ega meie inimesed lollid ei ole ja nad saavad väga hästi aru, et mis toimub. Aitäh. Ja aitäh, Maarja. No selles suhtes olen nõus, et see, mis meil siin praegu tehakse selle piirikaitsega, et see on ju tegelikult tsirkus rahvale ja kas selle hinnaks siis on see, et tehakse kõik hoopis nii, nagu ei peaks minema, aga tahetakse teha hoopiski omadel versioonidel seda piiri, ütleme, kaost. Eks seda me näeme lähinädalatel ja nagu siin öeldud, et meie piiri selline jooksmine toimub vähemalt 2-3 kuu jooksul. Meil küll piiri Valgevenega ei ole, aga Lätis tulevad ikkagi Eestisse ja siin oli see hiljutine operatsioon Nõmme kandis, kus migrandid püüti kinni. Aga lähme siit edasi ja teema võtab kokku Andres. Teema kokku. Jälle küsime, miks ja kellele see kasulik. Loomariigis on tavaliselt karjane ja tal on karjakrants, kes karja kohale ajab. Võtame samane Maidani väljak. Kuidas seal poisid ja mehed ja telkisid? Kas keegi maksis või tulid nad ise? Kes söötis neid? Tulid nad ise? Nii, nüüd on praegu olukord, milline veel on asja juures. Teine, võtame teise külje. Euroopa on palav, soe. Kuradi hea on saata, vabandan kuradid kutsumast, aga soe ja tulevad Marokost poisid väikse raha eest kummipaadiga puhkama, tegid 2-päevase spa-puhkuse ära, vaatasid, elu ja värk on soe, tuleme uuesti tagasi ja nad tulevad uuesti 15 tagasi. Maksavad nii palju kui vaja on ja kummipaad palju ei maksa ja tulevad suurema rühmaga. Ja vot siin ongi see nüüd küsimus, kas on Euroopal neid vaja, et nad jõuaksid ka meile, mõelge, aga meile nad ei tule, siin on jahedam praegu õnneks. Aga kui me ikka kütame samamoodi edasi, kuivatame need Euroopa jõed ära, energia võtame ära, nad saavad telgis elatud küll ju mõnda aega ja siis peame neid toetama. Ja tulevadki sisse ja otsida, et nüüd Iisrael tegi või tegi keegi teine, ma ütlen, tark tegi. Targad tegid selle sõja, et hakata sõda pidama ja lõhkuda seda ära siis peale olümpiamänge, kohe läks lahti 22. või need oli ennem 14. olid need pommitamised enne siin Ukraina vahel, nii et ma tõmban paralleelid selle peale, on vaja see Ukraina asi ära lõpetada, Hormuzi kohta ma lähen väikse põikega ära, on küsitud minu käest ka, kas seal on sõda või ei ole, aga ma küsin teie käest ära, kui tanker peab seisma ja ma olen kapten ja mul on seal meeskond peal ja öeldakse, et üks päev maksab näiteks $10 000, seisad ühe päeva, järgmine päev jälle $10 000. Kas ma seisan nüüd ise või siis relvavärgis? Ma seisaks nagu ise, poistel on seal süüa mul 2 nädalaks, küll ma selle
gaasiga kätte pumbates saan soemalt ja suurema rõhuga ja asi ongi Hormuzi väis seinas ja ajame ärijuttu teistpidi. No vot, see on nüüd tehnokraatlik ehk loll mõtlemine, et ma mõtlen mõlemad poolt läbi. Ja vot siin ongi praegult, nad teevad selle, ütleme nagu Hispaania, kui te mõtlete, seal on ka härjavõitlused ja härjale näidatakse seda rätikut, paljud räägivad, et punanest tähendab rätik, aga kui kuulati loomateadlased, härjad on värvipimedad, on ta punane rätik või valge, leevitada selle peale ärritub. Nii et ei ole vaja punast ega midagi ja katsetatakse praegult ärritada ja teha Hispaania, Portugali ja mäletate, iga aasta ikka tuleb neid sinna üle Itaaliasse, nii et see oli väike asi, aga nüüd on vaja suuremalt teha see protsess. Ja kui Euroopa tahab lahti saada sellest, siis ta peab endal selle kuuma süsteemi välja lülitama ja hakkama normaalselt elama ja kõik elavad Aafrikas edasi. Minu poolt kõik. Ja aitäh, Andres, ja kokkuvõtlik repliik veel Tõnult. Kuigi, ütleme, juuli lõpupäevil Ceutas toimunud sissetung oli ebameeldiv, aga ta oli samas väga vajalik, sest paljud teadvustasid tänu sellele, kui ohtlik on massiline sisseränne Euroopasse ja isegi peavoolupoliitikud olid sunnitud sellega tegelema. Ja nüüd on suurem tõenäosus, et sellele tõmmatakse pidurit. Saadakse aru, et sellised rahvahulgad, nad on Euroopale koormaks, me ei suuda neid ära seedida, me ei suuda neid rakendada, sest paljud neist on kohanemisvõimetud. Nii et nagu öeldakse, et pole halba ilma head ja selles mõttes võib öelda, et kui tegemist oli operatsiooniga, selle Ceuta hõivamise puhul, siis oli tegemist väga geniaalse, väga hästi läbimõeldud operatsiooniga. Ja minu kiitus nendele, kes selle operatsiooni läbi mõtlesid. Siiani asi sujub hästi, sujub nagu stsenaariumi kohaselt. Jah, aitäh, Tõnu. No igal juhul, eks nagu siin Andres viitas, et juudid on targad ja eks neil ole ka mõttainest, et kuidas edasi siin talitada, aga eks see praegune olukord ju viitas ka, et meil on teatud riike, kus sisepiiride kontrollimist üldse arutusele ei võeta, aga ometigi Itaalia oli kohe üsna verine selles olukorras, kus ta nõudis, et Hispaania tuleks Schengenist välja heita, nii et siin ikka asi läheb järjest põnevamaks sõna otseses mõttes. Aga nüüd siis lähme järgmise teema juurde ja see on ka viimane teema, millest Tõnu palvel pikemalt räägime. Siin nüüd juuli lõpus tuli see nõndanimetatud El Niño otsapidi Euroopasse. Me teame, et on Prantsusmaal, Hispaanias põlengud aset leidnud ja inimtekkeliselt nagu selles mõttes, et inimesed on süütanud tule, mida ei saa kontrolli alla ja selle tõttu on põllumeestel ka vee kasutamine sõna otseses mõttes piiratud, aga et see kuumalaine Euroopas ja sellega kaasnenud veetaseme alanemist nii jõgedes kui järvedes, mille tagajärjel jäi mitu tuumajaama piisava hulga jahutusveeta ja tuli seetõttu vähemalt osaliselt sulgeda. Tõsi, selle põhiraskus kandus küll augusti alguspäevadesse, see muidugi kestab praegugi, arvestades, et Ungaris on kriis järjest enam süvenemas, millest Tõnu varsti räägib, kuid ots tehti lahti juba juuli lõpunädalal. Kui tõsiseks võib Kesk-Euroopas toimuv mõjutada mitte ainult energia teemal, vaid ka veetaset mujal Euroopas, arvestades neid mastaapseid põlenguid Prantsusmaal ning Hispaanias ja siin Deutsche Welle kaudu siin, kes seda YouTube'is vaatavad, saavad ju näha, kuidas veetaseme olukord süveneb Kesk-Euroopas, aga annakski nüüd sõna Tõnu. Meie saate külalistest on suurim energeetika asjatundja muidugi Andres, aga mul on nüüd uhke tunne, et ma saan natukene ise seda mängida, sest see veetaseme alanemine nii jõgedes kui järvedes puudutab tuumajaamu mitte otseselt selle tõttu, et vett jääks vähemaks, vaid pigem selle tõttu, et vee temperatuur tõuseb ja jahutusveel on lubatud oma kindel temperatuur ja kui see ja on arvestatud, et see võib tõusta kuni 3 kraadi, ütleme selle päeva jooksul. Aga kui ta tõustab rohkem, see tähendab seda, et tuumajaam
on sunnitud selle vee uuesti veel ühe ringi võrra nagu läbi laskma, et ta oleks piisava jahedusega. Ja see tähendab omakorda, et tuumajaama kasutegur väheneb. Tal on ju täpselt välja arvutatud, kui palju ta toodab, kui palju energiast kulub jahutusveele, aga kui ta peab sinna uue ringi tegema, selle tõttu paratamatult ta kasutegur on väiksem. Ja ma tegin uudistekeskusele eraldi uudise selle kohta, kuidas Sloveenias asuv Krško tuumajaam oli sunnitud oma tootmist vähendama 20% võrra just sel põhjusel, et ei jaksanud enam seda sobivat temperatuuri hoida, jahutusvee temperatuuri ja pidi nagu uuele ringile saatma selle jahutusvee. Ja samuti nagu Ungaris Paksi tuumajaamas on sunnitud samal põhjusel tuumajaama seda tootmist, energia tootmist piirama. Ja see ei ole enam nali, sest Paksi tuumajaamast oleneb ju päris suur hulk või suur osa Ungari energia tootmisest. Nii et Andres võib-olla oskab une pealt öelda, kui mitu protsenti Ungari vaja minevast energiast tuleb siis Paksi tuumajaamast. Aga näiteks minu mäletamist mööda see Sloveenia Krško jaamast tuli umbes 40%, teistel andmetel umbes 50%. Nii et kui seal vähendatakse tootmist ja see võib päris tunduvalt mõjutada majandust ja rohepöörde need energiaallikad, need ei aita selles olukorras välja. Päikesepaneelidest ei tule piisavalt energiat, sest seda ei suudeta salvestada. Sama lugu on näiteks tuulikutega. Nii et minu meelest Andres on just õige mees seda käsitlema. Meie näeme, kuidas see mõjutab Euroopa majandust tervikuna, aga Andres oskab seda vaadata ka nagu tehniliste üksikasjade asjatundjana. Nii et ma annaks nüüd sõnajärje meeleldi edasi. Minu asi oli juhtida tähelepanu, las nüüd spetsialist Andres koos Marioga, kes mõlemad teevad Tehnokraadi saatesarja, las kommenteerivad. Palun. Ja hästi, annakski siis kõigepealt kõige paremad spetsialistile Andresele sõna, siis Maarjale. Mis ma siin öelda saan? Kõikidel tuumajaamadel, kui ka meil Narva veehoidlal on eraldi basseinid ja see, et inimesed mõtlevad, et saab jahutusvee ja see lastakse jõkke tagasi, see ei lähe kunagi tagasi otse. Tal on omad basseinis, krutib seal edasi ja viimased VNN-i uudised arutame ka varsti seda Marioga, et sealt Paksi tuumajaamast tuleb inimestele talveks küttetorustik üle 125 kilomeetri. Nii et seal on mõtted ja mõistused on nagu paigas. Meil võiks ka Tallinna toita Haapsalut, ei ole vaja siin eraldi katlamajades gaasikatlaid ja pelletid ja muud põletada. Aga et tuuma laine on, see on inimese enda poolt tekitatud, jätaks selle praegu pooleli. Viimane kord oli, Doonau oli 3 aastat tagasi samamoodi kuival ja saadi hakkama. Ja see ongi, et katkestatakse ära, tuleb välja kannatada moment, aga nii kaua me kannatame, nii kaua Euroopa möllab, kuni tal mõistus pähe ei tule. Sellepärast tuleb lõpetada see Ukraina sõda ja tuleb lõpetada ka need suurte rafineerimistehaste pommitamised Venemaal, sest see suured tossupilved, kogu see reostus, mis siin stratosfääri all on, sest teate, me elame kupli all. Stratosfäär ja geosfäär ja lugege, võtke see pilt ette, mille pärast ka keelati omal ajal Concorde ära, kes lõikas, läks üle 11 kilomeetri ja lendas helikiirusega, lõhkus seda katet, mis meil peal on. Ja kuna kogu aeg on olnud nii Kreeka ja Hispaania metsatulekahjud, need on olemas ja siin räägitakse, et inimtekkeline süütamine, see on hea öelda, sest ütleme, mina kui elektrik, ma tean, kui mingi tulekahju tuleb, siis alati on elekter süüdi, kuigi vanamees on jokine ja pani sigaretiga põlema.
teine lugu ka garaažis lähevad õlikaltsud ise põlema ja nii edasi, keemilised reaktsioonid. Aga et sellest lahti saada, kuidas varem saadi. Varem ei olnud sõda, ei möllatud siin, ei põletatud laiapõhjaliselt kõiki asju. Ja normiga oli, kui tuli kusagil saare peal tuleõnnetus, siis paluti Venemaalt abi ja tulid kohale. Ei olnud siis mingit Euroopa Liitu, kui Euroopa Liidus ka nägite, nädal aega juba põleb seal Hispaania, Portugal, ei ole seal abi ega päästeteenistus, siis lõpuks nagu mõeldi, et peaks nagu appi minema. Ja selle päästeks on ainukene need samad pilvekülvid, mida tehti varem ja tehakse meil Eestis, kui vaatate, meil ei ole siin õieti suvegi, üks triip on ühtepidi, teine teistpidi ja pilvekülvide pärast, mis pärast ma toon selle näite, tuletage meelde, 2 aastat tagasi löögi YouTube lahti Dubai, Araabia Ühendemiraatides peaaegu 2 meetrit või üle 2 meetri sadas ühe päevaga vett maha, mida nad korjasid. Ja siis näidati ka, et need väikeste lennukitega, et need pilvekülviga läksid nii endast välja, läksid liiga üle külvama, et tõmmasid sealse India ookeanist pool vett endale selga. Ja sellel pilvekülvil on, et ta saab ju ookeanist vee kätte ja seal on ju vett küll Vahemeres ühtepidi, teistpidi ja stabiliseerub see loodus, aga meie praegu loodust lõhume, mitte kliimat ei ole, kliima soojenemist ja rohepööret, see unustage ära, ilma lõhume ja ei tee, oleme viinud ära, et me oleme sõjaga ja nende suurte tossavatega viinud vihma vee kõik sinna ja ookean ei tee välja praegu, ta ei tooda CO2, ta ei tee seal neid mererohtu ega neid mereelukaid. Ja kogu lugu saaks sellest lahti, nad soojarünnakud toimuvad. Ja kuna nad nüüd on ise teinud need rohepöörajad ja selle kuivenduse protsessi, tuleb nüüd välja kannatada, sest ega see vannid ja need basseinid, mis juures on, need on oma vett täis, ta peab kinni panema ja seal basseinis ei saa vett ära keeta. See vesi peab seal olema, ta ei ole. Ta võtab jõest ainult juurde ja see aurustub. Ta jõkke ei tohi lasta kaladele ja nii edasi, nii edasi. Nii et vastus on lihtne, kui me tahame sellest ülekuumenemisest üle saada, siis peame selle joomise järgi jätma, ütleme niimoodi, me oleme seda siin pannud 4 aastat, juba läheb Euroopa ka, et aitab küll sellele, me teeme neid triipe ja kõige paremad on ju need hõbeda ioniidid, mis alla lastakse, katjaniidid ja vaadake eelmisi saateid ja lööge kas või AI-le sisse. Ameerika mees oli selline, mul ei tule nüüd nimi meelde, kes selle pilvekülvi tegi, tekitas lund natukene, talvel saab lund teha, rahet, aga suvel saad vihma kätte. Ja siin võivad rääkida kõik, et ei kuiva ilmaga vihma ei tule, vihma tuleb, ta rebib ülevalt alla, see kuumalaine, peegeldamised, ta ookeanis merest tahab kätte saada, tasakaal peab olema ja sealpool see sõda ja põletamine droonidega, need asjad kõik järgi jätta ja asi tasakaalustub. Ja olemegi loodusseadustega jälle sina peal, aga praegult ta ei taha teiega rääkida. Need minu poolt kõik, kui on vaja veel siis lisada, need see sõda ja see liigne pommitamine, idanaabri neid tossupilvi tehakse, on olemas, sest vaadake, teisel poolt tossu ei ole, kusagil sõda ei ole, seal vihma ja kõik on paigas, Hormuzi väinas ja igal pool, seal ei ole, seal tehti mõned põrakad ära, aga siin kuuled, oi, üks põleb, üks tehas, teine põleb, bensiinijaam ei ole ja rafineerimistehastega nullis ja protsendid ära, aga protsentide kohta on jah 40% vähemalt, ütleme, on Ungari ära ja ta teeb need asjad valmis ja kui saab valmis, siis ta hakkab ju Euroopas täitsa kamandama. Ja uued uudised on, et Saksamaa ju teeb juba Tvelliga koostööd, et uuesti tuumajaamad käima panna, nii et vaadake VNN-i värskeid uudiseid ja
ja saade, kui tuleb nüüd Tehnokraat varsti või tuleb või oli juba ära, ma ei oska öelda. Nii et igal juhul vaadake, käib minu poole. Ja aitäh sulle, Andres, enne kui Maarjale sõna annab, siis siin on ka tõstatatud õigustatud küsimus selle Prantsusmaal toimuvat põlengu suhtes, et me teame ju, siin toodi välja, et hõbeda jodiidi on alla puistatud, samamoodi me räägime ka alumiiniumoksiidist, et kõik need keemilised ained. Ja kui selle peale öeldakse, et ei, see tulekahjusid ei põhjusta, siis ma küsiksin, et aga kust te oma hariduses saite, et miks te valetate inimestele? Ja ma ühe asja veel markeerin siia ära, et siin on juttu olnud jõgede kuivamisest. Siin, kui jõed ära kuivavad, siis teadupärast Kesk-Euroopas on suurema ulatusega jõed kui meil siin Eestis näiteks ja jõgede kaudu transporditakse ka kütust. Praeguse seisuga saab transportida vaid viiendiku sellest kütusest, mida muidu saaks transportida, kui jões oleks võimalikult palju seda vett ja see paneb ka tugeva põntsu Saksamaale, kuna kütuse hinnad võivad tõusta lausa 5-kordseks ja ülejäänud Euroopaga on ka asi siis palju keerulisem, kuna Saksamaa on ikkagi Euroopa majandusmootor. Aga nüüd siis Maarjo. Ja, aitäh. No selles osas täiesti nõustun, et ma olen ka, või meie oleme ju teinud ka veebiraadio lihtsalt ja keerutamata, et mida te taevast alla pritsite või midagi sihukest oli selle saate nimi. Peeter Liiv oli külaline ja seal saate alguses või oli saate lõpus ka täispikk film sellest eestikeelsete subtiitritega, kus tuuaksegi välja see, et see, mis taevast alla pritsitakse, need nii-öelda alumiiniumi osakesed, need ladestuvad puude peale ja muudavadki puud väga tuleohtlikuks, et see soodustab. Aga siinkohal ma ei hakka rohkem Andresele midagi juurde lisama, ma ei hakka nii-öelda Tehnokraat 66 ja 67 vaadake ja ma ei hakka neid saateid ära spoilima, et seal on kõik seesamune teema on ilusti lahti selgitatuna olemas. Aitäh! Ja, aitäh, Maarjo. Ja siia veel enne, kui lähme järgmise teema juurde, siis kes seda, ütleme, hõbeda jodiidi ja alumiiniumoksiidi üldse chemtrail teemat naeruvääristas, on tänane nõndanimetatud siseminister, kes toona oli keskkonnakomisjoni juht, seltsimees Klaabu ehk Igor Taro. Aga eks aeg näitab, kuhu me selle roheideoloogia üldse sellise kataklüsmiga välja jõuame. Nüüd aga siis järgmine teema ja see on üks viimaseid teemasid, mida me pikemalt käsitleme, meil on veel saates üks teema varuks, aga räägime sellisest tegelasest nagu Anthony Fauci. Teadupärast tema oli see tegelane, kes Donald Trumpi ajal oli NIAID juht ja tegeles siis koroonapoliitikaga ja kehtestati need maskinõuded ja siis veel süstimisnõuded, et kogu see jaburtus ja see jätkus ju ka veel Joe Bideni ajal ja teadupärast Joe Bideni autopastakas andis vahetult Trumpi seda ametisse astumist allkirja. Nii et selles suhtes, et teda on kaitse all, ehk siis immuunne nende süüdistuste vastu, aga see ei aita osariikide suhtes. Ent nüüd räägime teemast lähemalt. Fauci dokumenteeris, et juhtivad viroloogid olid teda juba jaanuari lõpus siis 2020 hoiatanud, et viiruse furiini lõhustumiskohta on raske loodusliku päritoluga ühildada. Mitmed teadlased pidasid kunstlikku muutmist või laboriõnnetust tõsiseks võimaluseks. Fauci ise korraldas kohe täiendavaid ekspertide kohtumisi ja algatas samaaegselt nii teaduslikke kui ka julgeolekualaseid uurimisi. Avalikult kujutati labori hüpoteesi aga hiljem aastaid alusetu või vandenõu teooriana. Sisemiste arutelude ja hilisema avaliku suhtluse vaheline lahknevus on dokumentide üks silma torkavamaid leide. Ehk siis me räägime siin sellest Wuhani labori teemast, et tänu sellele üldse see viirus pääses levima ja meil on praegu see PAPS-i leping arutusel, mis annaks patogeenide kasutamisõiguse neile, kel rohkem raha. Ehk siis selleks võiks olla Hiina, selleks võib olla Bill Gatesi fondid või kes iganes. Aga nüüd teine pool sellest Faucist. Nii nimetatud Washington Posti ajakirjanik Yasmin
Abu Taleb on üks meediategelastest, kellega Fauci üritas oma privaatse e-posti konto kaudu suhelda, et hiilida kõrvale teabevabaduse seadusest, mis on föderaalne kuritegu ning kes juhtis nüüdseks diskrediteeritud Fauci piiglite piinamise paljastust 2021. aasta novembris. Siin vaatajatele, et piiglid on üks koera liikidest. Kõigile, kes on viimase 6 aasta sündmuste kulgu tähelepanelikult jälginud, on kibe tõde ilmselge. Praegusel administratsioonil on vähemalt 1/2 võimalust Fauci vastu kriminaalmenetluse algatamiseks, olenemata Bideni automaatse avaldusega antud kahtlasest armuandmisest. Isegi kui mööndaks, et Bideni armuandmine oli seaduslik, olenemata asjaolust, et allkiri genereeriti automaatselt ja väidetav president oli sel ajal juba vegetatiivses seisundis. Ei anna föderaalne immuniteet mingil moel puutumatust osariigi tasandil süüdistuse esitamise eest, mida taotleks iga justiitsminister, kes tõsiselt soovib õiglust jalule seada miljarditele inimestele Ameerikas ja välismaal, keda Fauci teaduse nimelt sandistas ja tappis. Lähtuvalt eeltoodust, mida peaksid inimesed tegema, kui õigussüsteemi kaitse neid koletiste eest ja kui sügaval on see korruptiivsus oma siirded ajada suutnud. Ja ühe märkese märkuse veel Eesti kontekstis, et teadupärast Tervisekassal on raha puudujääk ja nüüd tahetakse lükata probleemi lahendus järgmiste valitsuste kaela, juhul kui see üldse selliselt realiseerub. Ja Eesti Arstide Liidu poolt on kavandatud septembris eetikakonverents teemal, kuidas ravi piirata, ehk siis sõna otses mõttes, kuidas siis Tervisekassa rahakotti säästa ja seda siis inimeste enda tervise arvelt. Aga lähme siit nüüd küsimusele vastuse otsimise juurde ja Tõnu. No sinu küsimus oli, et mida peaks inimesed tegema. Minu meelest sellele andis vastuse meie saate algupoole juba Andres. Tema ütles, et igal probleemil on oma nimi ja oma aadress. Ja seda tasub seostada ka Anthony Fauciga, sest kui USA eelmine president Joe Biden andis talle armu, siis see kehtib ainult nende tema tegude eest, mis ta tegi koroonaviiruse hüsteeria ajal. Ütleme, et teda ei saa nagu selle eest süüdi mõista, et tema suurel osalusel tapeti inimesi või sandistati inimesi. Aga mida minu andmetel ka USA praegune valitsus on teinud, ta võttis ära riikliku kaitse Anthony Fauci elamiselt. Sest ta ütles, et aga kuule vend, sa teenisid koroona ajal niivõrd palju raha, sa ei jaksa endale ise turvamehi palgata. Miks peab maksumaksja sinu elamist valvama? Maksa ise see kinni. See on esimene asi. Ja teine asi on see, et kui see amnestia laienes küll tema tegevusele koroonaviiruse hüsteeria tingimustes, aga see ei laiene sellele, et ta valetas USA kongressile, kui ta seal tunnistusi andis. Nii et sa ütlesid, Mihkel, väga õigesti, et USA valitsusel on vähemalt 1/2 võimalust teda ikkagi vahele võtta. Ja juriidiliselt on kõik korras ja ka ütleme, eetiliselt on kõik korras. See inimene saab oma karistuse, saavad ka need tema mahitajad, tema lähemad kaasvõitlejad, kes veel on elus. Ega nad ei pääse. Kui nad arvavad, et nad vingerdavad nagu ühe paragrahvi eest kõrvale või ühe karistuse eest kõrvale, ikka on olemas. Ja pidagem silmas ka sellist nähtust nagu üksikvõitlejad. Üksikvõitlejaid ükskõik millistes küsimustes ei ole võimalik neutraliseerida. On võimalik sokutada oma nuhid organisatsioonidesse, ka vastupannu organisatsioonidesse. On võimalik saavutada selle üle kontroll. Aga sa ei saavuta kontrolli üksikvõitlejate üle, kes on näiteks ülekohtuselt saanud väga haiget ja tahab nüüd tagasi tasuda. Näiteks kui keegi Anthony Fauci ajal kaotas oma lähedase või lähedane sandistus rängalt, sa ei veena seda inimest ümber, et näed, Joe Biden andis talle amnestia, ära teda puutu. See üksikvõitleja läheb, ta tegutseb täpselt nii, nagu on kooskõlas tema südametunnistusega. Et ta tegutseb kooskõlas tavaõigusega, teeb asja ära, teeb 1-0 ära. Ja see ei kehti ainult Fauci kohta, see kehtib kõigi poliitikute ja kõigi mõjukate tegelaste kohta, kes on ülekohtuselt teinud süütutele inimestele väga palju halba, just raha nimel, oma karjääri nimel. See kehtib ka Eesti poliitikute kohta, kelle meelest tavalised inimesed on rämps. Ja kuigi on võimalik mitmesuguste võtetega lollitada masse, on võimatu lollitada ära või taltsutada üksikvõitlejaid, kes on saanud väga palju haiget, sest nende ajus
on teistmoodi ärrituskolle ja seda sai nulli ära. Praeguseks minult selles küsimuses kõik. Ja, aitäh sulle, Tõnu. No eks see on ju selge, et need miljonid inimesed, kes oma lähedast ilma on jäänud tänu sellele koroonasüstile, et need kannavad kindlasti kibedat viha selle Fauci vastu, aga omaette teema on ju seegi, et Fauci nüüd senati ülekuulamise käigus kasutas oma 105. põhiseaduslikku õigust vaikida. See jätab temast äärmiselt halva mulje ja milleni see tema käitumine viib, eks sellele peab ühiskond laiema hinnangu muidugi andma. Aga lähme siit edasi ja Maarjo. Aitäh! No ütleme niimoodi, et minu hinnangul Fauci on täiesti kahvlis. No täiesti. See, et ta sai nii-öelda kaitse peale seal Bideni käest, no see ei päästa teda, tõesti ei päästagi, sellepärast et kui ta kohtus valetas ja valetab jätkuvalt, siis ta saab valetamise eest, saab laksud sisse. Ja kui ta hakkab tõtt rääkima, siis on niimoodi, et ilmselgelt tal on oht, et ta elimineeritakse lihtsalt ära. Täpselt nagu see seksuaalkurjategija Epsteiniga läks. Ja iseenesest mulle need arengud meeldivad. Ootame nüüd, millal need arengud hakkavad Euroopasse jõudma. Ootame, millal ka meie need igasugused pandeemia ja vaktsiini kurjategijad siis vastutusele hakatakse võtma. Muidugi oli jälgida meie peavoolumeediat, siis seal hakati ju kohe kinni mätsima, et oi, et umbes Trump siis hakkab mingi vandenõude teemadega Faucit lintsima seal, et Fauci on nii tore doktor olnud, et aastakümneid on aidanud inimesi ja näed nüüd, mis taga korda saadetakse, et jube. Et noh, jälle hakkab nagu nii-öelda meelsuse kujundamine. See siis, see on põhjusega, et päästa meie kurjategijaid. Ehk siis saavadki sellele nii-öelda toetuda, et vaata, et see on nii-öelda Trumpi luul ja kättemaks ja Kennedy oma samamoodi Faucile. Ja siis meil ikka aetakse seda joru edasi, et ei, tegelikult oli ikka päris pandeemia ja tegelikult olid päris vaktsiinid ja me tegime ikka õiget asja. Aga saab näha, et siin oleneb ka seda, mis tuuled hakkavad puhuma poliitilisel areenil ja kui konservatiivsed jõud saavad võimule, siis suure tõenäosusega ka nii-öelda need süstla ja vaksi kurjategijad võetakse vastutusele ja vähemalt ma loodan seda, et nad mitte kunagi enam võimupositsioonidele ei saa ja sihukest jama uuesti korraldama ei hakkaks. Ükstapuha kus kohas, kas Eestis või Euroopas või USAs või ükstapuha kus. Aitäh! Ja, aitäh sulle, Maarjo. No eks see on jah omaette teema selles suhtes just, et kuidas need koroonaterroristid ühel päeval vastutusele võetakse, et Euroopas veel seda tendentsi näha pole ja kohati tundub, et justkui kiidetakse neid koroonaterroriste siiamaani, et me teame, et üks on praegu ministri rollis Eestis ja teine on Riigikogus endist viisi, et kuidagi kahtlaselt pikalt venib see periood, aga mis siin seda Faucit puudutab, tema võimalikku ärakoristamist, siis natukene võib-olla seoseid tema tulevikuga selles suhtes, mis juhtus ju meie saate alguspooles räägitud Grahamiga, nii et jälgime huviga, mis siis Fauciga edasi saab. Ja teema võtab siis nüüd kokku Andres. Nii, tegin makroskoobi lehekülje lahti ja kuulake nüüd kahte lauset. USA plaanib hävitada rahvusvahelise kriminaalkohtu, vältimaks ameeriklaste vastutusele võtmist sõjakuritegude eest. Valge Maja on käivitanud laiaulatusliku kampaania rahvusvahelise kriminaalkohtu ICC likvideerimiseks, et kaitsta Ühendriikide ametnikke
ja sõdureid välismaal toime pandud sõjakuritegude eest vastutuse võtmise eest, teatas USA riigisekretär Marco Rubio pressikonverentsil. Ja kui see praegult ei ole vandenõuteooria ja kui see on nüüd otsene fakt, siis on nüüd ainult Tõnu väide jääb kehtima, et oma kohus hakkab nüüd karistama neid, kes on teinud inimvastaseid kuritegusid ja kui on see vaktsiinikuritegu läheb ka sõjakuriteo alla, siin ta ütles ametnikud ja sõdurid välismaal teinud, siis ainult see läheb, sest see kindlasti planeeritakse üldse see hävitada, nagu siin kirjutab, rahvusvahelise kriminaalkohtu. Nii et arvestage, mis siis toimub. Euroopas kaovad kõik need kriminaalkohtu alla planeeritavad sõjakuritegurid ära. Nii et soovitan selle üle vaadata ja võtta järgmiseks teemaks ja mõelda, on see nüüd tõde või on see väljamõeldus. Makroskoop 6. august. Minu poolt kõik. Ja aitäh sulle, Andres, ja see vastab tõesti tõele, et rahvusvaheline kriminaalkohus ja Khaani nimeline isik on uurimisel, aga selle teema kokkuvõtteks annab veel sõna Tõnule. No rahvusvaheline kriminaalkohus, see, mis asub Haagis, see on ennast tõestanud poliitilise tööriistana või poliitilise nuiana. Seda kasutatakse oma poliitiliste vastaste tümitamiseks, aga samas omad poisid nagu pestakse puhtaks. Ja ma meenutan, et kui oli Araabia kevad aastatel 2010-2011, pärast seda siis Liibüa vastased rünnakud, kõik need kuriteod Liibüa rahva ja riigi vastu, need anti samuti rahvusvahelisse kriminaalkohtusse, sõjakuritegude tribunali, aga mitte sellesse, mis asub Haagis, vaid sellesse, mis asus Kuala Lumpuris, tähendab Malaisias. Aga see ei tähenda, et tegemist olnuks mingi nurgataguse asjaga, vaid seal olid oma ala asjatundjad, tippjuristid, kes vaatasid seda läbi, rahvusvahelise õiguse asjatundjad, ja nad mõistsid süüdi tollased Euroopa suurriikide juhid. Suurbritannia, Prantsusmaa, Itaalia, samuti USA juhi ütlesid jah, et nende tegevuses olid selged sõjakuriteo tunnused. Aga mis sellest oli, eks ole, kuigi see oli igati põhjendatud, Kuala Lumpuri rahvusvahelise sõjakuritegude tribunali otsus ja hinnang, aga seda ei arvestatud. Ja minu mäletamist mööda tollane Suurbritannia peaminister Tony Blair on ainukene, kes on vabandust palunud selle eest, mida Suurbritannia väed tegid Liibüa riigi ja rahva vastu. Aga teised nagu leiavad kõik, et nad on puhtad poisid, tegid õigesti. Ja mis puudutab seda Haagis olevat rahvusvahelist kriminaalkohut, siis üha rohkem on sealt välja astunud ju riike. Minu meelest ei möödu ühtegi kuud, kui ei ole jälle teadet selle kohta, et mingi Aafrika riik või mingi teine riik on sealt välja astunud. Nad ütlevad, et see ei ole enam usaldusväärne. Ja kui seda seal on kohtunike hulgas on kõrgastme salaseltslased, kes täidavad tellimust, täidavad korraldust. See ei ole enam õige kohus, vaid see on naljanumber. Ja meenutuseks meie saate vaatajatele, et rahvusvahelise kriminaalkohtu otsused on siduvad ainult nendele riikidele, kes on selle leppega ühinenud. Kui see riik ei ole selle leppega ühinenud, siis sa ei saa teda süüdi mõista. Parim, mis sa saad teha, et näiteks kui süüdi mõistetud isik, ta oma lennukiga või mingi teise sõiduvahendiga saabub riiki, mis on selle leppega ühinenud, siis sa vahistad ta. Aga seda ei tehta kaugeltki alati. Tuletage meelde, et Iisraeli juhtkond, eriti peaminister Benjamin Netanyahu, on seal süüdi mõistetud, aga Ungari eelmine peaminister Viktor Orban teatas, et tema, kuigi Ungari kuulus tookord veel rahvusvahelise kriminaalkohtu alla, tähendab selle lepinguga ühinenud riikide hulka, tema ei vahista. Ja Netanyahu käis ilusti Budapestis riigi visiidil, sõitis tagasi, nagu mees muiste, teda keegi kinni ei võtnud, sest puudus poliitiline tahe. Ja kui puudub poliitiline tahe, siis asju ei tehta lihtsalt ära. Nii ongi. Seda võib käsitleda mõlemat pidi, nii heas kui halvas mõttes. Et mina küll ei kiidaks praegu seda rahvusvahelist kriminaalkohut.
ja kui USA sealt välja astus või astub, eks ole, minu meelest ta on sealt välja astunud vist, ta ütles, et ta ei tunnista selle otsuseid enam, siis see on tema oma vaba valik. Me ei saa teda sellest hukka mõista. Ta käitus sel juhul nagu tõeliselt suveräänne riik. Minult praeguseks kõik. Jah, aitäh, Tõnu. Ja eks mis selle kriminaalkohtuga nüüd ongi, et kui siin toodi välja, et Aafrika riigid on sealt välja astunud, USA ei kiida neid otsuseid seal heaks ja Ungari on ka välja astunud. Eks see näitab teatud mõttes, et senine kord on otseses mõttes lagunenud ja on vaid aja küsimus, et mismoodi siin üldse kedagi süüdi mõistetakse, nagu siin öeldi, oma kohus või siis mingi muu variant, aga tavaliselt kohtud ka siin Eestis reeglina tegutsevad võimurite huvides. Paraku see nii kipub viimasel olema. Et see puudutab ka kaudu seda, mis meil siin nende tuulikutega või siis koroonameetmetega siin on olnud. Aga nüüd siis jõuame saate lõppu ja siin me väga pikalt sel teemal ei peatu, aga siiski mõningatest asjadest võib-olla räägiks, mis puudutab siis meie tulevast presidendi määramist. Nimelt viimased rindeteated räägivad ju sellest, et Ülle Madisel, kes on justkui koalitsiooni ja sotside eelistus, et tema ei ole otseselt ju ennast määratlenud presidendina, kuigi et talle piisavat laiapõhjalisest toetusest, aga see kõlab niimoodi, et läheb siis õiguskantsler oma kohalt ära ja siis võimukoalitsioon saab endale sõna otseses mõttes kuuleka ja sellise orjamentaliteedi täitva õiguskantsleri, kes siis teeks seda, mida valitsus soovib. Ja need teised, kes seal niinimetatud on need Maive Ruted või siis Indrek Laulud, et need on pigem kandidaadid, et Mart Helme puhul me räägime, et ta on küll EKRE soosik, aga tal ei ole hääli, vähemalt Riigikogus mitte, nii et praeguse seisuga käibki selline näotu mäng, kusjuures kes siin nüüd viimast uudiseid on vaadanud, Arvamusfestival jäeti isegi presidendi kandidaatide debatt ära, mis näitab, et meile tahetaksegi pähe määrida keegi, kes sõnas mõttes on võimukoalitsiooni poolt nööripidi seotud ja see viitaks võimalusele, et õigusvastased teod mätsitakse kas otseselt või kaudu kinni. Ja mida siis arvata, et kuhu selline valskus ühiskonna lõpuks viib ja siin nüüd võimalikult konkreetselt Tõnu? See viib ühiskonna lõhestumiseni ja teatud mõttes viib ka vastupanuliikumise tugevdamiseni. Ja on selge muster, miks see presidendivalimiste tsirkus on praegu selline, nagu ta on, sest eliit, ütleme selle helgemad pead, nad teavad, et tuleb eliidivahetus, tuleb konservatiivne pööre, nad tahavad mehitada võimalikult palju mõjukaid ametikohti oma inimestega, oma meestega. Selleks puhuks, et natukenegi oleks see üleminek või see konservatiivne pööre nendele valutum. Ja presidendi koht on just selline. Kui praegune president on meistermüürlane, ütleme kõrgastme vabamüürlane, tema allub vabamüürlaste looži või suurlooži korraldustele, ka välismaa vabamüürlaste korraldustele, siis enam sama inimest ei saa panna, samasugust inimest päris ei saa panna. Tuleb panna selline inimene, kes on tuntud, aga kes ei hakka oma nagu ametisse panija kätt hammustama. Sest olgem ausad, Alar Karis, kuigi ta on üsna nagu tundub pehme iseloomuga, ta siiski on julenud äärmusglobalistidele vastu hakata. Kas või nagu poole suuga, aga siiski ta on julenud kritiseerida, käituda natukenegi sirgeseltselt. Ja nüüd ongi, et tuleb leida sobiv inimene, kes oleks selle ülemineku aja, kui toimub eliidivahetus. Ja need inimesed, kes on praegu tähtsatel kohtadel, nad uues ühiskonnas ei leia endale sama head tööd, sest paljud nad ei tunne oma ametit. Nad on saanud sinna seetõttu, et kuuluvad kuhugi salaseltsi või nad on kellegi sugulased, tuttavad, sõbrad, sõbrannad ja nad ei tuleks lihtsalt toime sellises olukorras, kus läheb vaja tegelikke oskusi, tegelikke võimeid. Me oleme sellest Andres Saukasega varem rääkinud ka teistes saadetes ja siin samuti tuleb sellest rääkida. Nii et sellega on seletatav see praegune presidendivalimiste trall. Eliit on sisemiselt ebakindel. Ta ei tea, keda tuleks valida, et see nagu kaitseks teda, kui tuleb konservatiivne pööre. Selline on minu tõlgendus. Kes tahab usub, kes ei taha ei usu, vaatame, mida toob tulevik. Ja aitäh sulle, Tõnu.
eks selle koha pealt tõesti me näeme, kuidas püütakse oma seljatagust kindlustada, enne kui vahetatakse inimesed välja. aga milleni see viib, eks me siis kõike seda näeme ja kogeme omal käel. nüüd siis lühikene sõnavõtt Maarjalt. no minu jaoks ei ole midagi uudset, sest Eesti presidendi valimine või määramine, see ongi paras tsirkus iga kord olnud ja üldjuhul ongi, siis tuleb üks mustkunstnik, kes tõmbab kaabust jänese välja, kui ei saada sobivat, et noh, praegu jääb mulje, nagu Ülle Madist nagu surutakse lausa sinna, et võta see koht, võta, onju. Aga no mis on loogiline, et Ülle oma praeguses positsioonis ei saagi oma jah-sõna öelda, sellepärast, sest ta ei ole ise ka kindel, kas see läheb lõpuni välja, et ta saabki nii-öelda presidendiks. Et noh, ta ei hakka ennast ära tühistama ja see on ka tema nii-öelda vaikuse põhjus, miks ta ei võta seisukohta ja noh, saab näha, ega see paras show on. Aitäh. ja aitäh, Maarja. no siin saame näha, et saate avaldamise ajaks on toimunud see nõndanimetatud Riigikogu laiendatud vanematekogu, kus on siis fraktsioonide inimesed ja siis Riigikogu juhatus, et millise seisukohale seal jõutakse, aga noh, selgelt, et see protsess on liiga kauaks venima jäänud. ja teema võtab siis kokku Andres. väga tore, paneme siis punkti korralikult, tehnokraatlikult. kuna ma ei oska poliitloogikaga midagi peale hakata, siis ma võtan lihtsa loodusloogika, küsin teie käest, kes selle Kadrioru lossi ehitas. Vastate ära, väga hea, kui ei vasta, on väga hea. ja kes seal peab olema? no seal peab olema ju kuninga asemik, kui kuningas tegi või keiser, olgu ükskõik idamaa naaber, ta on Kadrioru park, nii, või lossis, nii, loss, ja kui ei ole midagi, siis loss kinni ja teha muuseumiks. ja muidu kogu aeg võitleme selle Nevski katedraaliga, seda vaja muuseumiks teha. ja nii edasi, jätame need usklikud abitud naised järgi, aga see Kadrioru park ja see loss, see sobiks muuseumisse. ja põhjus on väga lihtne, kuna ma oskan ka kopikaid lugeda ja rublasid ja eurosid olen lugenud, siis arvestage, kui suur on ta palk ja peale tema 4-aastast olekut see palk jätkub presidendina edasi, nii et sellega hoiaksime ka riigile ja rahval raha kokku. ja ilus muuseum, mina käiksin ka vaatama, aga praegu ma ei julge minna, ei tea, kes sealt välja jookseb. valitud kellegi poolt ja ma ei tea, mis pärast. nii, ja minu poolt kõik. just, suur tänu, Andres, et võtakski selle teema kokku niimoodi, et need presidendid, kes on ametist siin lahkunud, nemad saavad ju oma hüvitist edasi kuni eluaja lõpuni põhimõtteliselt, nii et see on muidugi asjaolu, millest me siin mööda vaadata ei saa. ja see, milliseks septembri algus kujuneb, et kas toimub see demokraatia näidis lõpp või toimub midagi vahepealset, eks me siis seda 2. ja 3. septembri paiku näeme. kindlasti jälgime 2. septembrit, sest et siis on Riigikogu esimene voor. aga sellega oleme tänaseks saate teemad ammendanud. aitäh kõigile saates osalenutele ja loodame, et te leiate endiselt võimalust meie tegemisi toetada. kõike head ja head augusti jätku teile. Kena suve jätku. Nägemist.